Tere, mina olen Roman, kui keegi pole veel näinud. Ma olen siis krüptoklubi eestvedaja Eestis ja tahtsin 2 sõna öelda krüptoklubist, enne kui ma järje üle annan, et krüptoklubi eesmärk siis Eestis on põhimõtteliselt edendada krüptoalast haridust. Me proovime teha kõik, mis võimalik, et see oleks tasuta ja proovime kaasata eksperte. Et võimaluse korral siis kuskilt ettevõtetest, kes tegelevad krüptondusega, kes oskavad kaasa rääkida igapäevaselt asjadega tegelevad. Täna on meil külas siis Gert Ojasoo ettevõttest Rainsforce, et on siis tegemist turvaeksperdiga ja ma annangi sõna Gertile üle. Palun. Mina ennast küberturbeeksperdiks võib-olla nii nimetanud, ma olen pigem selline eetiline häkker. Krüptoga tegelemine on ka minu jaoks pigem hobi kui professionaalne. Aga natuke minust. Minu esimesed häkkimised 13 aastat. Ja professionaalselt rohkem IT-s olen olnud aastast 2016. 13 alustasin ülikoolis informaatika ja näiteks 2017 osalesin küberolümpia projekti, kus on võistlus põhimõtteliselt. Eestis eelvoorus 3. koht, tiimiga Euroopas 6. koht. Ja nüüd praeguseks peaaegu 3 aastat olen Rainsforce'is, mis siis tegeleb põhimõtteliselt IT-professionaalide upskillimisega või oskuste õpetamisega. Realistlikke käed küljes õppekeskkonda, erinevad asju läbi proovida ja näha, kuidas päriselt kliendid töötavad. Siin ma tegelikult firmat niivõrd ei esinda, et ma ütlesin, et krüptoraha on rohkem minu hobiprojekt. Aga sellega poolest ma saan rääkida krüptoraha turust. Ja ma pean tõdema, et ma elan suhteliselt sellises IT-mullis, et kui siin järgnevalt tulevad mõned teemad välja, mis võib-olla esimese hooga ei mingi sensi, siis ma olen suhteliselt sellega viited, kus saab edasi informatsiooni vaadata. Ja minust viimane asi võib-olla kõige olulisem siin kontekstis on tööd eetiline häkker, eks ole. Ma olen nii-öelda paberitega läbistustestija, et eelmise aasta õppus nendele ka OSCP sertifikaadi. Midagi võib nagu usaldada ka, mis ma räägin. Aga hakkame pihta. Sissejuhatuseks ma tahaks viidata Mari-Liis Vähi, mis ta kirjutas siin andmekaitsepäeva puhul ERR-is, et turvalisus on meie igapäeva teha ja meie kõigi igapäeva osa. Mul on niisugust vihjest selle paranoiast, seda ma tunnen päris tihti. Tegelikult paranoiast, mis siis kui. Ja see kriitiline mõtlemine, mida viitab, on samuti väga oluline. Ja tänases esituses siis näeme, kuidas me näeme krüptoraha ja plokiahela teemasid, teiselt poolt natukene keerulisi küberturbe teemasid ja siis kui asi kokku panna, siis tulebki niisugune umbes poolteist tundi esitlust, kus on väga palju teemasid segamini. Ja ma arvan, et see on täiesti okei, kui esimese hooga kõik nagu päris selge ei ole. Et tähtis on see üldmulje. Ja mul on juurde pannud siia esitlusele ka QR-koode, et kõik, kes kodust vaatavad siin ka, et kui te soovite näiteks antud slaidi kohta rohkem infot lugeda, siis alati võib neid skännida. Ja kui ma ei eksi, siis esitlus ka salvestatakse ja on pärast järgi vaadatav. Krüptoraha küberturbest. Ehk siis põhimõtteliselt me üritame ennast kaitsta mingisuguste riskide eest. Et siis tuleks selgeks teha, et mis asi see risk üldse on. Ja seda saab mõõta kuidagi intuitiivselt väga lihtsalt, et meil on mingisugune sündmus, mis põhjustab meile mingi mõju ja siis on see tõenäosus, millega see sündmus toimuda võib. Kui sa need kokku korrutad, siis ongi nagu risk. Hästi lihtsalt öeldes. Ja küberturvalisuse kontekstis tähendab risk siis ohu potentsiaali tekitada kahju nõrkuste ärakasutamise teel. Ja vaatame neid termine natuke lähemalt ka, et saaks kõik ühele joonele. Oht siis, või cyber threat inglise keeles, kui keegi guugeldada tahab, on siis sisuliselt see, et mis
mis juhtub, eks ole, või mis see nagu, mis meile halba teeb. Ja mõned osad siuksed turvamudelid eristavad ka seda ohtu ennast ja siis, kes seda ohtu tekitab või siis küberohustajat, threat actor on selle nimi. Ja hästi oluline on arvestada, et erinevatel ohustajatel siis, eesti keel on kummaline mõnikord, on erinevad motiivid. Et meil on niisugune tüüpiline küberkriminaal, kellel on oma sellised mõtted ja mida ta tahab sealt saavutada, tõenäoliselt mingisugust vara kuskilt kätte saada. Meil on ka poliitilise või niisuguse, ma ei tea, sotsiaalse motiiviga mingisugused aktivistid või häktivistid, mõnikord öeldakse ka. Mõned on üldse sellised trollid või närvikõdi otsijad. Ja no muidugi ka riigi sponsorlusega niisugused suuremad APT-d mõnikord nimetatakse, et nende ülim motiiv tavaliselt näiteks ei ole mingisuguse krüptoraha kättesaamine, vaid pigem selle järgnev tegevus siis, et praegu ma ei hakkaks midagi konkreetselt nimetama. Siis väga oluline on ka see nõrkus, mida tuleb ära kasutada, et see eesmärk juhtuks või siis, et see tagajärg juhtuks nii-öelda. Ja siin me räägime siis konkreetselt tarkvara puhul mingisugusest nõrgast kohast, see võib olla mingisugune programmeerimisviga, see võib olla ka mingisuguse protsessi mingisugune puudujääk. Ja siin tuleb arvestada seda, et kui keeruline on seda nõrkust ära kasutada, millised eeldused on selle jaoks vajalikud ja no muidugi ka, mis on võimalikud tagajärjed või siis see impact, seal riskiteljel oli siis üks nendest kordusteguritest. Ja siin võib-olla meie jaoks on kõige olulisem praegu siin tõenäoliselt see rahaline väärtus või see krüptoraha, mis kaduma läheb. See võib olla ka mõne firma niisugune rahaline väärtus, võib-olla reputatsioon, võib olla kellegi usaldus. Paljud tsentraalbörsid näiteks pakuvad neile usaldusteenust. Et kui tsentraalbörs pihta saab, siis kas sa tahad seda jätkata kasutamist, eks ole. Ja tagajärgede hindamiseks on ka erinevaid mudeleid, aga ma päris nii detailidesse praegu ei läheks. Ja see on viimane selline slaid, ma luban. Võtame mõned näited. Ütleme, et meil on näiteks firma, mis toodab plokiahela tehnoloogial kasiinomänge. Väga konkreetne näide. Ohuks tõenäoliselt on siin küberkriminaalid, kes tahavad mingisugust kasu saada, võib-olla sealt firmast omale raha pärtsata. Võib-olla ka mingisugused aktivistid, kes ütlevad, et gambling is bad, eks ole, et see ei ole hea. Võib-olla keegi on üldse nagu, või ütleme, et ei ole. Ja siis nõrkused, mis sellise firma puhul on näiteks, et ütleme, keegi teeb mingi programmeerimisvea. Kogemata paneb mingisuguse turvanõrkuse sisse. Võib-olla on mingisugune tarkvara sisse ostetud ja sellel on mingi turvanõrkuseks. Samamoodi võib arvestada ka selle firma töötajate turbeteadmisi, et kas nad on ettevaatlikud, kas nad teavad, mida nad teevad, kas nad, ma ei tea, sisestavad kuskil oma mälupulga arvutisse või mitte, eks ole. Ja siin jällegi tagajärg võib olla rahaline kahju, võib olla see reputatsiooni kaotus. Järgmine näide. Näidiseks ühe kodaniku, kes investeerib läbi indeksfondi. Kui ta ei halda oma krüptoraha ise, siis ta järelikult usaldab teist osapoolt, eks. Ja näiteks pangad ju juriidiliselt vastutavad selle investeeritud indeksi eest ise. Ehk siis sellel kodanikul on võib-olla väiksem oht, aga tuleb arvestada ka seda, et sellel kodanikul võib-olla ei ole niisugust suurt sihtmärki ka pea kohal. Et kui me võtame võrdluseks näiteks hodleri, tüüpiline niisugune krüptoraha pikaajaline investeerija, ütleme siis, kes see kontrastiks näiteks internetis kuulutab, et mul on väga suur summa, et mina kindlasti ei ole häkitav, eks ole. Et siis tema jaoks see, ütleme, tähelepanu on suurem, eks ole, et neil on rohkem potentsiaalseid pahalasi, kes teda sihikule võivad võtta. Vaatame korraks seda, et kui sa osaled algmüntimises, ICO-l, siis on ju oht see, et sa saad üle, et keegi tõmbab sinu alt selle vaiba ära, et sa kaotad oma investeeringu.
et see ei ole nüüd otseselt nagu krüptorisk või noh, vabandust, küberrisk, aga laias laastus ju vahet ei ole, kuidas sa oma varadest ilma jääd. Mingi nõrkus on ju ikkagi ja see nõrkus siin juhul on usaldus ära kasutamine. Ja võib-olla natukene kontroversiaalne näide, et küberkriminaali jaoks sellisel juhul me tõenäoliselt tahaksime nagu seda riski tõsta. Me tahaksime, et tal oleks võimalikult ohtlik seal turul käituda. Ja eriti oluline on siis aru saada, et see on niisugune igapäevane võitlus. Et me peame aru saama, et kes meid tahab ohustada ja me peame aru saama, mida me üritame kaitsta. Samamoodi me peame ennast tundma, nagu me peame tundma enda vastast. Parafraseerides siis Sun Tzu'd, endist Hiina kindrali. Okei, aga hakkame siis kuskilt pihta. Mis juhtub, kui sinu niisugune tavaline, kõige lihtsam rahakott kaduma läheb? No tõenäoliselt sa lähed tühistad oma pangakaardid, tõenäoliselt sa lähed PPA-sse, lased oma ID-kaardi sertifikaadid peatada, tellid uued kaardid, ostad uue rahakoti ka ja kogu muus, eks ole. Et kõik see valuuta, mis seal sees oli, tõenäoliselt läks kaduma, aga kui palju sularaha sul ühte rahakotti mahub. Võrdluseks või kontrastiks isegi, et kui me võtame niisuguse krüptorahakoti, et kui see kaduma läheb, mis siis juhtub? Lähed, võtad oma seed phrase'i või selle seemnefraasi, ostad uue krüptorahakoti, taastad selle sinna ja on kogu muus, eks. Ja kui sa ei ole oma varundust teinud, siis on väga kallis õppetund, võib-olla. Muideks ma eeldan, et enamik juba teab, mis niisugune riistvaraline wallet või rahakott on. Aga ma käiksin igaks juhuks ikkagi korraks üle, et me saaksime aru täpselt, mida me kaitsta üritame. Krüptorahakott on muidugi väga palju erinevaid. Meil on igasugused veebirakendused, meil on olemas äpid ja isegi arvutisse talle tõmmata mingisuguseid asju ja ühte riistvaralist ledgerit me juba nägime ja muidugi paberi peale saad ju ka kirjutada oma rahakotti tegelikult. Et põhiidee on selles, et sa hoiad kuskil oma võtmeid või keegi hoiab sinu eest neid võtmeid ja sinu tehinguid siis arvestatakse kuskil plokiahelas. Plokiahelas siis pannakse nad nii-öelda nagu kirja, eks ole, ja see on distributeeritud erinevate osapoolte vahel. Väga lihtsustatult. Ja krüptorahakoti liigitatakse erinevalt ja see liigitus on väga oluline, sest et meil on olemas, eks ole, tarkvaralised ja riistvaralised. Näiteks äpi veebirakendused versus siis Trezor või Ledger ja siis ütleme see paper wallet. Ja natukene teistpidi mõelda, siis meil on olemas rahakotid, mis ühenduvad või on seadmetes, mis on internetiühendusega, online walletideks. Meil on ka offline walletid, ehk siis seadmed, paberid, mis ei saa kindlasti internetiga ühendust. See on väga kriitiline, sest et peame arvestama seda ründepinda, mida keegi saab üldse ohustada. Ja muidugi me võime mõelda ka haldaja põhjal, et kui sa Binance'i või Coinbase'i mõtled, siis keegi teine tegelikult ju vastutab sinu krüptoraha eest, sinu võtmete eest, ehk siis mida sina kaitsed, eks ole, sa kaitsed oma konto parooli, sa veendud, et sul on see mitmeaastane autentimine seal peal ja nii edasi. Minult on küsitud, et milline nendest variantidest on kõige turvalisem. On väga raske vastata. See sõltub sellest tõenäoliselt, kui palju sa kaotada kannatad. Algajale näiteks mina pakuksin, et mine vaata Coinbase'i või Binance'i või mine vaata mõnest Eesti pangast, kas sealt saab äkki indeksfondi investeerida. Aga kui sa tõesti tahad ise vastutada oma võtmete eest, siis minu arvates kõige parem variant on ikkagi see riistvaraline variant, see Ledger või Trezor. Aga ka see ei ole 100% turvaline. Siin üks konkreetne näide, et just hiljuti oli The Verge, QR-koodiska link, avalikustas artikli, kus tegelikult oli üks pikem lugu natukene, et üks Dan Reich investeeris 2018 umbes $50,000 väärtuses Bitcoini ühte Theta münti. Ja siis alguses oli see muidugi kõik kuskil Hiina tsentraalsel börsil, aga siis tulid seal riiklikud regulatsioonid
ja siis ta otsustas, et ta liigutab oma mündid, oma selle Theta mündi ühele Trezor One walletile, umbes selline nagu siin pildil. Sättis selle ilusti üles, pani PIN-koodi peale, kirjutas PIN-i paberi peale, aga paber kadus ära. Nii et tal kadus ligipääs oma rahale. 50 000 on päris suur summa. Ja nüüd vahepeal läheb natuke aega mööda, jõuame aastasse 2021. 2021 veebruaris oli see rahakott väärt $2,5 miljonit. Siis nagu tahaks ikkagi nagu tagasi saada, ligi saada. Ja ta otsis selle erinevaid viise ja lõpuks leidis see riistvara häkker, kelle nimi on Joe Grand. Seal oli ka väike edasi-tagasi suhtlus, et natuke kummaline minna inimese juurde, kes lubab, et kuule, võtame su rahakoti lahti ja päästame su raha ära. Et Joe lubas enne tõestada, et tegelikult ka saab Trezori walleti lahti. Aga ta sai sellega hakkama. Ja siin on näha ka erinevaid seadmeid, mida selle jaoks kasutas. Üleval siin Chip Whisperer, siin on üks Pi Whisperer, erinevad sellised riistvara häkkerid tööriistad. Ja see muideks on väga hea näide sellest ka, kuidas eetilisest häkkimisest kasu on tegelikult. Ühelt poolt on see nagu oht, et me saame sellele riistvarale ligi, aga teistpidi on see ju mõnes mõttes hea, et inimene sai oma raha kätte. Ja siin, kui me nüüd võtame enda kontekstist, et kui minu krüptorahakott peaks nüüd ära kaduma, et mis see risk on siis? Siin tuleb arvestada seda, et vajalik on füüsiline ligipääs, et sul peab olema reaalselt käes see rahakott, et sellele ligi saada. Ehk siis tõenäosus, et suvaline ründaja näiteks tervest maailmast sellele ligi saab, on suhteliselt väike. Seega ka risk on madal. Aga sellegi moolest, kui sul see riistvaraline rahakott ära kaob, siis tuleks arvestada, et su privaatvõtmed mingi aja pärast kasvõi võivad olla kompromiteeritud. Ehk siis, kui sa oma selle varunduse teed uuele rahakotile, siis võiks vahetada ka oma rahakoti sisu või võtmeid. Kuidas sinna sisse häkkisid? No väga lühidalt, siin konkreetselt on tegu siis niisuguse interferentsiründega või siis selle rahakoti toitevoolu manipuleerimisega, glitšimisega, nagu pealkiri. Läpsemalt saab lugeda sealt artiklist ka. Aga see tekitab olukorra, kus see mikroskeem seal sees ei saa täpselt aru, et mida ta tegema peab. Mingi bitt flipitakse ja see tähendab seda, et sa saad väljaspoolt lugeda seda mälu, mis seal sees on. Konkreetselt selle ründe puhul, seal on väga mitu erinevat taktikat, kuidas seda teha. Ja sõltuvalt, kas sul on Ledger või Trezor. Seal on erinevaid viise. Ma soovitan minna ja vaadata, kuidas glitching ja tegelikult fault injection töötab. Kas see on praegu ka võimalik, kui see on nende vanade software'i versioonidega nendeks? Hea küsimus, jah. Vanemas püsivaras ja vanemate mikrokividega. Ma ei ole päris kindel, kas kõige uuema Ledgeri, kõige uuema püsivaraga näiteks oleks see võimalik või mitte. Igal juhul on see ohtlik, et siin konkreetselt ka. Et, nagu ma ütlesin, seal on mitu võimalust, kuidas seda rünnet teostada. Ja näiteks üks nendest variantidest on see, et sinu rahakoti käivitamise hetkel sinu põhimõtteliselt see PIN-kood tõstetakse mällu koos sinu võtmetega. Aga kui see vahemälu peaks ära kustuma, siis on sul kõik läinud põhimõtteliselt ja sa ei saagi enam seda taastada. Et selline madala leveli häkkimine on nagu ohtlik kohati. Mistõttu ka Joe pidi tõestama, et ta saab sellega hakkama enne, kui proovisid päriselt. Ehk siis, võib-olla Dan oleks pidanud proovima midagi paremat kui lihtsalt paberi peale oma PIN-i kirjutamist. Siin on mõned näited siis niisugustest alternatiividest. Kuidas see varunduseks oma seed phrase või seemnefraas üles kirjutada. Ma pean tunnistama, mina niisugust asja ei kasuta. Mida sa kasutad? See on hea küsimus. Mina arvan, et igaüks peaks individuaalselt mõtlema, mis on nende jaoks kõige parem varundusstrateegia. Ja ma arvan, et kui ma nüüd ütleksin teile, kuidas mina oma krüptoraha hoiustan, siis ma seaksin ennast ohtu.
seega me peame igaüks ise mõtlema, kuidas kõige parem on. Aga ma saan kindlasti öelda, et varukoopiate tegemine on väga hea mõte. Varukoopiate tegemine on väga hea mõte. Ja varukoopia ei ole varukoopia enne, kui sa ei ole seda proovinud taastada. Ühesõnaga, sa teed varukoopiaid. Märkuseks veel, see seemnefraas kindlasti ei tohiks olla kuskil seadmes, kus internet on. Et isegi kellelegi, ma ei tea, privaatsesse Messengeri sõnumisse kindlasti mitte, kui sa ei taha oma väärtustest ilma jääda. Aga käime korraks üle, kuidas me üldse saame privaatvõtme ja asjad siit kätte. Et kui kellelgi on sellele seemnefraasile ligipääs, siis sellest saab tuletada ainult ühe privaatvõtme, kas on tõsi? Ei ole, eks ju, sest et ühes rahakotis saab olla mitu erinevat krüptovaluutat, eks ju, saab olla seal Ethereumit, Bitcoini, mida iganes. Ehk siis üks seemnefraas mingisuguse meetodiga tuletab privaatvõtmeid. Sellele privaatvõtmele vastab ainult üks avalik võti ja selle avaliku võtme põhjal genereeritakse siis aadresse. Ma kohe käin korraks läbi ka. Et ütleme, et meil on selline seemnefraas või seed phrase. 24 sõna, mõnikord on siin ka lisasõna või parool. See on halb näide, sest et sellist ma kindlasti ei kasutaks. See tuleb kuskil üles kirjutada. Defeats the purpose. Kaheastmelise autentimise puhul on hästi oluline, et sul on midagi, mis sul on ja midagi, mida sa tead. Ja kui need on mõlemad midagi, mis sul on paberi peal, kuskil kaardi peal, siis nagu keegi leiab sul selle kaardi üles ja kogu su summad on jälle läinud. Ehk siis väga halb parooli näide. Aga siis on siis väikene algoritm, kuidas me leiame täpselt selle mündi, mille privaatvõtit me tahame genereerida. Siin näiteks see 60 vastab Ethereumile. Kui see oleks Bitcoini wallet, siis oleks siin 0. Ja saamegi ühe privaatvõtme, ühe Ethereumi rahakoti privaatvõtme. See on niisugune 256-bitine number heksadetsimaalses esituses. Ma soovitan uurida, see on päris põnev teema. Matemaatika üldse väga huvitab mind. Aga selle privaatvõtmele vastab ainult üks avalik võti. Täpselt sama pikk, 256 bitti. Ja nüüd ühele avalikul võtmele me saame teha aadressi. See on siis see, millele inimesed raha saadavad. Ja mitte ainult ühe aadressi, vaid tegelikult väga mitu aadressi ja väga palju, sest et aadress on lühem. Aadress on ainult 160 bitti. Et tuleb lihtsalt meeles pidada, mida me siis kaitsta üritame. Siin me võime vaadata ka selle esimese aadressi väärtust praegu näiteks Exploreri pealt. Ma ise helistan küll Etherscani, aga pulli pärast. Et see on tühi. Siin ühtegi Ethereumit õnneks peal ei ole. Ja ma ütleks, et isegi nende seed phrase'ide kasutamine, mida ma just näitasin, oleks ohtlik. Sest ma ju tean neid. Kui keegi nüüd võtaks ette, et see on väga hea seed phrase ja väga äge parool, siis ma ju saaksin sinna ligi. Ja see ei ole see point. Aga need avalikud aadressid siin Etherscani peal, need ei ole tühjad. Siin on väga palju eetrit peal. Siin esimesed 2 tükki on nutilepingud ja 3. paistab on üks Krakeni rahakott. Ja seal peal paistab, et on üle 2 miljoni eetri, mis on umbes 5 miljardit eurot. Naljakas mõelda, et kuskil võib olla mingisugune kombinatsioon sõnadest, mis annab ligipääsu sellisele väärtusele. Lihtsalt võrdluseks 5 miljardit eurot, see on umbes Euroopa Brexiti reserv või siis näiteks Kreeka pandeemia abirahade summa. Ja ma ei tea, kui keegi Lamborghinides väärtuseid mõõdab, siis see on umbes 20 000 Lamborghini Huracani. Muideks, mäletan ülikooli ajal 2013 ma üritasin, ma ei tea, kas keegi teab Brain Walleti sellist mõtet, et sa võtad mingisuguse sõna, siis selle põhjal genereerid privaatvõtme ja siis selle põhjal oma avaliku võtme oma rahakoti. Igatahes sihuke algeline plaan ründest oleks see, et prooviks genereerida siis hunniku sõnu, nende põhjal privaatvõtmele siis vaadata plokilehest järgi, kas neil mingisugust väärtust ka on. Ja kui ma seda proovisin, siis ausalt öeldes ma leidsin küll tehinguid, leidsin rahakotti, millel on tehinguid olnud, aga mitte ühtegi, millel on väärtus. Ehk siis selliste avalike võtmete, privaatvõtmete äraarvamine on matemaatiliselt väga ebatõenäoline.
Kas ma sain õigesti aru, et sa said nendele rahakottidele ligipääsu, aga raha oli lihtsalt ära juba saadetud sealt? Just. Ehk siis kogu selle rahakoti jutu point on see, et kroonijuveelid, mida me üritame kaitsta, on siis seed phrase või see seemnefraas ja meie privaatvõtmed. Privaatvõtmete küsimus veel siis, et kas me saame võtta ühe avaliku võtme või näiteks walleti aadressi ja siis pöörata selle kuidagi pahupidi, et me saaksime selle privaatvõtme sealt kätte ja siis seda kasutada näiteks oma tehingute tegemiseks. Ja siin Deloitte 2019 jälle QR-kood leidis, et umbes 4 miljonit Bitcoini potentsiaalselt oleks nagu võimalik piisavalt tugeva kvantarvutiga ära pääseta. Ja põhjus on väga lihtne. Enne 2010. aastat tehingud saadeti Bitcoini avalikule võtmele, mitte aadressile, aga avalikule võtmele. Ehk siis need avalikud võtmed on siin ilusasti näha ja plokiahelast siis. Ehk siis, kui oleks piisavalt tugev kvantarvuti, siis me saaksime teha selle tagurpidi või tähendab elliptilise kurvi pealt selle ründe. Ma praegu ei hakka, mul läheb endal juba segamini, et kuidas seda lihtsalt öelda. Aga peale seda siis enam aadressi ei taaskasutatud ja algoritm, millega siis maksed töötasid, oli pay to public key hash ehk siis seesama aadress, mis tähendab seda, et see avalik võti jõuab plokiahelasse alles pärast tehingut tegemist. Nii et võib-olla ma lähen liiga keeruliseks juba iseendagi jaoks. Aga näiteks kaasaegsed rahakotid, kui sa võtad näiteks võtame ühe Bitcoini, eks ole, me üritame sellest näiteks pool ära saata, siis me tegelikult teeme tehingu, kus pool saadetakse ära ja siis see ülejäänud pool, mis järgi jääb, saadetakse järgmisele meie kontrollitud aadressile. Siin on see point. Ja kvantründest veel, et kui oleks piisavalt tugev kvantarvuti, mis suudaks ühe ploki kinnituse ajal avalikust võtmest privaatvõtme tuletada, siis oleks Bitcoin katki. Ja mitigatsiooniks muideks on väga lihtne asi, et tuleks lihtsalt kasutada tugevamat algoritmi. Et see on ju kerge tarkvara uuendus, lihtsalt plokiahelane tarkvara. Plokiahelast veel rääkides. Missugused nõrkused siin on? No, kõige populaarsem tõenäoliselt on see potentsiaalne 51% rünnak. Kui keegi omab kontrolli valdavast enamusest plokiarvutuse näiteks arvutusvõimsusest, siis ta saaks teha topeltkulutamise ründe. Ta saab teha makse näiteks ühele turule ja siis mõne aja pärast öelda, et ei, ma tegelikult tegin makse hoopis sinna enda aadressile. Ehk sellisel juhul varastada näiteks mõnest tsentraalsest börsist raha. Ja no mais 2018 just selline asi Bitcoin Goldiga, alternatiivne Bitcoini just täpselt siuke asi juhtuski. Ja sealt ründajad said kätte $18 miljonit. Täitsa reaalne. Mis sellest Bitcoin Goldist siis hiljem sai? Kas inimesed kasutasid seda veel või ta nüüd on unustuste hõlma vajunud? No, Bitcoini nimega plokiaheled on ikka väga palju, eks. Mina tean, et Bitcoin Gold kindlasti see kõige esimene ei ole praegu. Kontrollin järgi huvi pärast. Okay. Ja no, me võime rääkida ka panusetõendusest, aga sellisel juhul sa peaksid panustama siis plokiahelasse rohkem kui ütleme poole sellest panusest, mis seal juba on, eks. See tähendab seda, et sa peaksid väga palju seda münti või siis seda väärtust ise omama selle jaoks, et sinna turule see rünne teha. Mis tähendab seda, et selle mündi või vara väärtust tõuseks ka kiiremini, sest et sa üritad seda omandada ja naljakas süsteem on see. Panusetõenduse kohta veel näiteks ma vaatasin just järgi, et Cardanos või ADAs on lukustatud praegu $24 miljardit. Et kui sealt nagu enamik saada, siis tähendaks seda, et sa peaksid nagu selle summa tuubeldama, mis tähendaks seda, et sul peaks olema nagu veel $24 miljardi väärtuses Cardanot, aga see läheb ikka väga ulmeliseks summaks. Muideks veel töötõenduse kohta, et isegi siuke äge veebileht on olemas
see on crypto51.app, jälle link. Siin on näidatud, et erinevate proof of work plokiahelate ründe maksumus, kui kasutada NiceHashist GPU või CPU rentimise teenust. Ja Bitcoin on 0% NiceHashable, sellepärast et enamik Bitcoini kaevandajad ikkagi on ASIC-ute peal või siis väga spetsialiseeritud riistvarad. Ja siit võib välja lugeda, et näiteks, mis siin toimub, eks ju, et selle jaoks, et Ethereumit rünnata, siis sisuliselt sul peaks olema $1,5 miljoni eest kaevandusjõud. Ja see on 9 tunniks, ehk siis 1 tunni jooksul sa saad teha topeltkulutamise rünnakut. Ei tundugi nii palju ju. Ja see ei tundu nii palju, ja kui sa mõtled nagu mingisugune riikliku sponsorlusega organisatsioon, tõenäoliselt saaks sellega hakkama isegi. Aga mis temal see väärtus on, mis ta saab sellest, on see, et ta saab ühe tehingu või mõne tehingu teha topelt. Ta saab fake out'ida, et ma nüüd maksin millegi eest. Ma osaan, kui mul oleks $1,5 miljonit, ma ostan seda. No okei. No siin me näeme, et NiceHashist tegelikult sa seda osta ei saaks, seda arvutusvõimsust sa nagu osta ei saakski, eks ole. Aga ütleme, et sa saaksid. Siis see tähendaks seda, et selle ühe tunni jooksul, kui sul see riistvara on olemas, selle summa eest põhimõtteliselt, sa saaksid teha tehingu mingisugusele näiteks tsentraalsele börsile, öelda, et näe, ma andsin sulle nüüd ükskõik mis suuruses summas Ethereumit põhimõtteliselt. Ja siis see tsentraalne börs on nagu, okei, kinnitatud. Su see plokk on kinnitatud. Väga hea. Ma nüüd panen su kontole samas väärtuses nagu seda numbrit juurde. Ja nüüd sa lähed ja saad tehingu teha näiteks, et okei, ma tahan nüüd kontol vahetada selle Ethereum näiteks Bitcoini vastu ja vaata selle Bitcoini nagu päriselt välja. Aga nüüd, kui sa seda rünnakut piisavalt kaua teed, siis see tähendab seda, et kõik need ploki kinnitused ilusasti lähevad läbi, kõik tundub legitiimne, aga kui nüüd see rünnak sinu poolt ära lõpeb, siis enamik läheb ikkagi oma plokiahelat mööda tagasi. Järgi see arvutus keskendub ikkagi sellele õigele plokiahelale ja sinu tehing nagu pööratakse tagasi. See ei ole tõene, sa oled rünnanud plokiahelat. Keegi jääb ilma oma rahast. Jah. Kuidas sa üldse seda blokile ligi pääsed? Et sul on arvuti, mul on telefon käes, mul on rahakott, aga sa räägid, sa keerad mingeid asju ja teed, et mismoodi sa üldse ligi pääsed? Blokiahele ligi? Mis mõttes ligi? Selles mõttes, et... Aga küsimus on rumal, aga mul on see wallet, eks ole. Mul on seal mu varad sees, aga ma teen siit oma tehingu ära, aga ma ei saa ju muud teha, ma ei saa ju tagasi keerata. Ei saagi, jah. Ei saa. See tähendab seda, et siin sa praegu räägid kulutamisest ja kasutamisest, eks. Aga siin me räägime kaevandajatest ja nendest osapooltest, kes turvalisust võrgust tagavad. Kui sa oma krüptoraha kaevandajad kodus ei kasuta, eks, siis Sa pead olema kaevandaja seda, et sellepärast, kui sa tahad seda äkki teha. Just. Väga-väga võimas kaevandaja. Sa pead põhimõtteliselt, võib nii öelda, et tegelikult siin see hash rate või siis kui kiiresti sa neid räsisid ja arvutada jõuad, on see oluline asi. Kas see vastus? Ma räägin natukene plokiahelaga suhtlemisest hiljem. Aga jah, tähendab see tarkvara nüüd siin, mida me kasutame või siis need node'id, ka kaevandajad tegelikult, need kasutavad tarkvara. Ja siin me näeme näiteks, et Ethereumi puhul kõige populaarsem Bitcoini kliendi, kõige populaarsem Ethereumi kliendi tarkvara on Geth, valdav enamus siin, üle 81% on üks väike tarkvara klots ja enamik kasutab seda. Et see on, ja nüüd need sõlmpunktid või need noodid, mis seda tarkvara kasutab, võib kujutada ette, et see on nagu selline peer-to-peer võrk. Ma ei tea, kus kunagi keegi ka saad näiteks kasutas, aga siin me MP3 faili tasemel lihtsalt jagame kogu seda plokiahela
kirjeid. Seda nii-öelda raamatut kuskil tehingud kirjas on. See konkreetne veebileht siin siis Ethereumi jaoks või Ethereumi jaoks, sarnane olemas ka Bitcoini jaoks. Ja mind just huvitab see tarkvara siin taga praegu. Et kui valdav enamik neid sõlmpunkte kasutab Gethi, siis tuleb vaadata, et missugused turvanõrkused on sellel tarkvaral. Ja tarkvaranõrkuste jaoks on väga sellised lahedad süsteemid olemas, kuidas neid hinnata ja kuidas neid kogutakse ja kuidas neid katalogiseeritakse. Ma soovitan järgi vaadata, et väga lahedad veebilehed on näiteks Maitre organisatsioon, manageerib siin CV-de ja C2 või siis nende nõrkuste andmebaasi. Ja ma ei mäleta, kelle oma see CVSS-i süsteem oli, aga see on väga hea viis, kuidas saada aru, et kas mingisugune tarkvara turvanõrkus on näiteks tugevam või vingem või nagu tugevama tagajärjega kui mõni teine. Ja korraks mõelda veel selle Gethi peale, siis GoEthereumil või Gethil oli just hiljuti, eelmine aasta näiteks augustis oli üks turvanõrkus, millel oli CVE ID 2021 ja siis 39 000 midagi. Ja temale siis CVSS-i süsteemi järgi on niisugune hinnang antud. Siin me näeme, et see ründevektor on üle võrgu, selle komplekssus selle ründe läbiviimiseks on suhteliselt madal, privileegid on pandud madalaks, päris ilma asjatega ei saa, sest sa pead olema ikkagi sellesse Ethereumi võrku ühendatud. Selle GoEthereumi rakenduse või siis selle serveri omanik ei pea mingisugust nupukest kuskil vajutama, et ta pihta saaks selle ründega. Scope tähendab, et see, kus tarkvaras seda nõrkust ära kasutatakse, on see sama, kus seda mõju avaldatakse. Ja siis on see tagajärg. Siin me näeme CIA või CIA triaadi, mis on siis konfidentsiaalsus, terviklikkus ja kättesaadav või käideldavus. Ja me näeme, et mõju käideldavusele on väga suur. Konkreetselt selle CV puhul oli tegu peaga, kuidas GoEthereum nagu parsib või siis tõlgendab EVM-i masinkoodi, et kuidas nagu smart contract'id töötavad, eks ju. Ja tagajärg, kui niisugust haavatavast ära kasutada, on see, et plokiahel lüheneb. Tähendab seda, et me ei saa enam öelda, mis haru nagu tõene on, mis tähendab seda, et tehingud ei saa enam kinnitada, seega ka see käideldavuse mõju. Vea avastas Guido Franken, see oli 17. august ja teavitas sellest Ethereumit. Järgmine päev tehti teavitus, et järgmise nädala jooksul tuleb suur turvaparandus. Siis järgmine nädal, see on siin täpselt 7 päeva hiljem, avalikustati GoEthereumi rakendusest uus versioon ja 3 päeva hiljem kasutati seda turvanõrkust ära. Tagajärg oli õnneks natukene maandatud, aga sellegi poolest plokiahel ajutiselt lahknes. Ajutiselt ikkagi väike osa Ethereumi kaevandutest läks vales suunas. Kas selle tagajärjel siis varastati midagi kuskilt kellegilt? See ei olnud tahtlik rünne selles mõttes, et sellise teenuse tõkestusründega siin mingisugust varalist kasu keegi ei saa. Aga ma ei pea ju omama mingisugust Ethereumi node'i või mingisugust serverit kuskil, et teha plokiahela sama tehinguid. Ma võin kasutada tsentraliseeritud börsi. Ma võin teha omale konto kuskile Binance'i ja Coinbase'i ja panna omale parooli sinna ja ilusasti selle 2-astmelise autentimise ja kõik on okei. Ja mõnikord see on täiesti normaalne. See on täiesti okei, kui keegi teine haldab sinu võtmega. Ja seal on palju eeliseid, sest et börsisisesed tehingud on hästi kiired, eks ole. See on mugav kasutada, ei pea mõtlema, kus kohas su võtmed on. Likviidsus on tõenäoliselt väga suur ja mõne inimese jaoks on see ainuke koht, kus kohas sa saad oma eurosid näiteks krüptoraha vastu vahetada. Aga samamoodi, tegelikult siit on pildi pealt isegi väga hästi näha, kus kohas see oht on. Kõik on koondatud ühte punkti. Väga hea näide sellest on crypto.com. Ma just vaatasin. Väga hiljuti sai pihta ründega. Jaanuari keskel siin.
2 nädalat tagasi umbes nii. Neil läks jalutama umbes $34 miljonit väärtuses erinevaid krüptorahasid. Ja see on täiesti tavaline nähtus millegipärast. Et eelmisel aastal oli üle 20 rünnaku, kus läks kaduma üle $10 miljoni per rünnak. Ja isegi 6 juhtu, kus läks kaduma üle 100 miljoni. Need on meeletud numbrid tegelikult. Ja need läksid päriselt kaduma. Varastatud. Päriselt varastatud. Ja. Võib-olla keegi mäletab MT Coxi. Läks rändama, et kas need tulid tagasi. Reaalselt on võimalik neid trackida, et on näha, kus nad liiguvad ja kui nad jõuavad kuskile, kus keegi hakkab neid välja võtma ja tahta võib-olla kuskile börsile, siis on võimalik seal nagu käsi ette panna. Aga alati ei ole need inimesed nii rollid, kes varastavad, et vahest nad saavad ka endale kõik. Mikserdamisest ei hakka rääkima. Aga jah, point on see, et oht koondub ühte punkti ja näiteks siin Crypto.comi puhul on tegemist ikkagi veebirakendusega. Mingisugune server, mingisugune pilveteenus tõenäoliselt kuskil, mis siis pakub sulle seda usaldusteenust, et hallake minu eest minu võtmeid. Siin on öeldud küll jah, et klientide rahasid nagu kaduma ei läinud. See tähendab seda, et Crypto.com võttis kogu selle põntsu enda peale. Ja tõenäoliselt siis kas äkki võib-olla mingisuguse kindlustusega, võib-olla mingisuguse lepinguga saab äkki selle tagasi. Tõenäoliselt mitte. Ja sellised näited on hästi palju. Ja ka tsentraalsed börsid tegelikult saavad teha või võtta samme, et seda riski maandada. Samamoodi nagu meie saame kasutada külma-kuuma rahakoti mõtet, et kui sa üritad tehinguid teha, siis liigutad oma külmast rahakotist, mis internetti ei saa, väikese summa kuskile börsile ainult ja teed sellega oma tehingu ära. Või mõned matemaatilisemad lahendused siin, näiteks mingi multisig lahendused, kus peab olema mitu allkirja antud tehingule enne, kui see üldse läbi läheb. Või läbisignatuurid, kus pannakse üks allkiri kokku mitmest osast niimoodi, et keegi ei tea, kes on. Et seal on erinevaid matemaatilisi võimalusi. Ma pigem sinna väga ei süveneks. Proovime ikkagi keskenduda asjadele, mis meie jaoks on nagu otseselt kätte saada. Mul endal on üks näide, kus ma olen saanud sisse kus ma leidsin turvanõrkuse 2019. See oli ka üks veebileht, mis siis lasi krüptorahaga arveldada oma kommunaalmakseid, mitte Eestis küll. Sisuliselt siis tegu on veebiteenusega, veebirakendusega, kus sa saad oma brauserist ilusti ligi minna, sisse logida, panna sinna oma arved jooksma ja mingisuguse bilansi ka peale, et siis automaatselt sinu eest need maksed maa lähevad. Leidsin nõrkuse, sain ligi kõikide kasutajate andmebaasile, sealhulgas siis ka kasutajate arvetele, isikuandmetele, koduaadressidele ja isegi nende krüptorahakoti avaliku aadressi enne ära. Krüptoraha ma õnneks kätte ei saanud. Eetilise häkkerina muidugi ma teavitasin sellisest olukorrast ja ma sain üks aitähi ja see oligi kõik. Paraku sellises karjääris peab sellise olukorraga ka leppima. Aga veebirakenduste puhul tuleks kindlasti arvestada turvalise arendusega. Siin on väga palju erinevaid võtmesõnu ja päris kirju pilt on. Aga et see ei ole ainult programmeerimine. See asi algab üldse nõuetest ja disainist ja siin paralleelselt peaks jooksma siis niisugune riskide hindamine, testimine ja kontroll, et kõik on okei. Muidugi suuremad organisatsioonid tõenäoliselt teevad enda niisugused vägevad sertifikaadid ka. Samamoodi muideks ka Crypto.com. Crypto.comil on kõik need sertifikaadid olemas. Tõenäoliselt nad jälgivad ka seda Secure SDLC protsessi, aga nad ikkagi said pihta. See lihtsalt näitab seda, et niisugust perfektset turvalisust ei ole olemas. Muideks Crypto.comil on olemas ka HackerOne'i profiil. HackerOne on siis niisugune portaal, mis peaks siis viima kokku eetilise häkkeri projektiga, kes tahab, et tema arendus turvaline oleks. Siin on näha ka, et niisuguse kriitilise nõrkuse eest Crypto.com on nõus maksma välja
kuni $20,000. Väga lahe. Et sellistelt platvormidelt eetilised häkkerid leiavad neid projekte, mida võiks üldse minna testima oma vabast ajast tegelikult. See annab niisuguse väikesema tõetunde, et mitte nagu mina ei jää ilma rahata, eks ole, sellepärast, et ma leidsin mingisugune nõrkuse, vaid et mul on mingi konkreetsem sihtmärk, mida proovida ja testida. Ja siit ka tuleb tegelikult see poliitika ja garantii isegi, et kui sa kõike nagu õigesti teed, siis nemad sind kohtusse ei kaeva. Selles mõttes on nagu hea häkkeri jaoks niisugune koht, kust tööd otsida. Okei, aga nüüd vahetame natuke teemat. Ma läksin kuidagi väga sinna veebirakendustesse ära. Nutilepingud. Mis asi on üldse nutileping? Smart contract. Võrdluseks tsentraliseeritud börsil näiteks me võime võtta detsentraliseeritud börsi. Mis asi see on? See on niisugune teenus, mis koosneb nutilepingutest. Ja mis asi see nutileping tegelikult on? Niisugune tükk koodi plokiahela virtuaalmasinas. Ma loodan, et see tundub loogiline. Ja kui see tükk koodi või see leping sinna plokiahelasse panna, siis sinna ta jääb ka ja seda ei saa muuta. See oleks väga tobe, kui saaks suvalisel hetkel lepinguid ühepoolselt muuta. Ja tüüpiliselt niisuguse nutilepingu kood on avalik. Ja leidsin niisuguse ägeda raporti eelmise aasta kohta, mis analüüsis siis 500,000 niisugust lähtekoodi report. Me peame arvestama, et siin on kindlasti mingisugune alaloendamise probleem, sest et paljud firmad ikkagi ei taha oma koodi avalikustada, eks ole. Aga niisugune huvitav fakt, et umbes 1000 täiskohaga arendajat, ainult 1000, vastutab $100 miljardi väärtuse eest praegu nutilepingutes. Sürreaalne. Ma tegelikult tahaks näidata ka mõnda nutilepingut. Lihtsalt ülevaatlikult, mis asi see on üldse? Või kuidas see välja näeb. Ma võtan siin korraks ette. Vaatan, äkki ma saan siit minna niimoodi. Ja, see tuleb hiljem pisut. Noh. Vabandust väga. Noh, väga hea. Siin üks nutileping, see on nüüd Binance'i üks smart contract siin, konkreetselt siis nende tokeni contract ette skännida. Ja ma saan seda nutilepingut vaadata siit selle contract nupu pealt, ma tean, et see võib olla natuke pisikene siin, aga point on see, et kui ma siit natuke alla kerin, siis ma näen niisugust koodiplokki, source koodi või lähtekoodi. Ja see on väga huvitav vaadata alati, mida siin tehakse, missugused need funktsioonid on, mida see nutileping lubab, mis on see interface või siis liides, et selle asjaga siin nagu suhelda. Lihtsalt ülevaatlikult ja näiteks praegu. Ja juhul, kui niisugune lähtekood siin ei ole postitatud ja see on avalik, siis me võime minna natukene siit edasi ja vaadata, mis on see masinkood, mis on siia postitatud. Masinkood ja siit saab seda Word kompileerida ka. Ja tõenäoliselt me jõuame siis sama lahenduseni, mis oli see algne lähtekood seal. Ja see on see, kuidas verifitseeritakse, et see lähtekood klapib selle masinkoodiga, mis tegelikult sinna plokiahelasse saadeti. Kas on olemas ka mingid skännereid, mis käivad ja skännivad neid nutilepingute source koodi ja otsivad tuntud turvanõrkusi? Muidugi on. Näiteks ma näitasin ühte seda Word kompileerijat, eks ole. Et ma võin võtta siit samast praegu. Vaatame, kas me saame siit minna uuesti. Siin on üks projekt, Oko, mis just seda tegigi. Ta võttis kogu Ethereumi plokiahelas olevad kõik nutilepingud, Word kompileeris need ja kaardistas ära. Ja nende kaardistatud lepingute põhjal saab teha küll analüüsi. Ma tegelikult tahaks seda näidata ka, aga ma vaatan, et meil tuleb väike pausi moment. Et siis võiks peale pausi teha. Mis sa arvad, Roman? Jah, võime teha pausi, kui on see õppe. Et siis on 10 minutit pausi, et lähme sööme pitsat ukse taga. Ja pealtvaatajatele ka, minge sööge kodus pitsat. Kui kõik on tagasi, siis jätkaks siit nutilepingutega.
et nutilepingute arendajad on kuidagi teistsugused arendajad kui tavalised arendajad, keda on 500 miljonit. See on natukene teistsugused nagu süsteemi, mida sa pead, teistsugused loogikad, et sa ei saa, tavalise tarkvara puhul on see, et sa oled harjunud sellega, et sul on see mingisugune pidev niisugune integratsiooni, pidev niisugune CI/CD pipeline näiteks, eks ole. Tähendab seda, et sa pidevalt nagu lükkad uusi versioone oma tarkvarast üles. Sa oled harjunud sellega, sa saad iga hetk muudatuse teha ja lükata selle üles. Nutilepingul sa ei saa seda teha. Kui sa selle üles paned, siis ta juba on seal. Kui see kasutusele läheb, siis sa suhtled selle ühe lepinguga ja seda muuta ei saa. See on see point. Okei, nii, aga mainisin detsentraliseeritud finantsi. Ka riskid. Siin just eelmise aasta lõpus oli artikkel, et skämmid, usalduse ärakasutamine. Plaan on hästi lihtne tegelikult ründaja jaoks. Sa teed oma uue vägeva mündi projekti, oma detsentraliseeritud finantsiprojekti. Ütled, et see on kõige vägevam uus asi, hakake kasutama ja siis mingi hetk võtad kõikide inimeste investeeritud mündid sealt endale välja ja siis unustad selle asja ära. Lähed, muudad need mündid seal kuskil Ethereumiks, võib-olla mikservad kuskilt läbi ja ongi kogu moos. See on selline oht iga inimese jaoks, sest et kui me näeme järgmist vägevat projekti, siis tuleb paar korda ikkagi läbi mõelda, et kas see on hea koht, kuhu oma finantsid panna, kas nende nutileping tundub turvaline ja kas nende projektil tundub olevat ka niisugust lihtsalt eesmärki ja head suunda ja üleüldse me peame hindama riske. Mõnes mõttes võib nagu mõelda, et see nagu ei ole küberturvalisus. See on ikkagi nagu rünnak, mis toimub küberruumis. Siin ühe nutilepingu nõrkuse kohta. Ma enne näitasin ka, et nutilepingutel on siis kood ja siin konkreetselt on ühe nutilepingu koodist näha niisugune tagauks. Mis mõttes tagauks, et kuidas see saab olla üldse mingi uks? Siin konkreetselt on üks funktsioon, mida saab, public tähendab, igaüks saab välja kutsuda. Tal on kaks argumenti, üks on see üks aadress ja teine mingisugused baidid seal mingi mälu kogus. Ja seda funktsiooni saab välja kutsuda ainult selle lepingu omanik, see, kes selle lepingu lõi. Või siis ka seal mingisugune governance, mingisugune konks on sees. Pole väga kriitiline praegu. Ja nüüd, mida see sisu siin teeb? Esimene rida ei ole väga oluline siin, aga see teine rida siin, kus on see sulud, eks ole, pärast seda võrdusmärk governance.call. See on huvitav, sest see tähendab seda, et sellel governance aadressil, see nimi on muideks arbitraarne, see võib olla ükskõik mis. Et sellel aadressil kutsutakse välja või call-itakse mingisugune ports baite, mis on tegelikult instruktsioonid. See on mingisugune käsuahel sisuliselt, mida see nutiahel siis, või nutiahel, vabandust, sellel governance aadressil olev nutileping peaks siis nagu toimetama hakkama. Selle instruktsioonide sees on siis jälle mingisuguse funktsiooni nimi, selle argumendid, ehk siis siin selle nutilepingu omanik saab kasutada seda funktsiooni, et käivitada suvalist funktsiooni suvalises nutilepingus. Loogiline? Loodan. Et kui sa näed niisugust funktsiooni mõnes nutilepingu koodis, siis võid oletada, et see ei ole päris detsentraliseeritud nutileping. Kellelgi kuskil on mingisugune koondatud võim teha mida iganes selle lepinguga. Seda peab arvestama. No, ma võin öelda, et ma olen väga ettevaatlik olnud ja ma väga vähe investeerin erinevatesse projektidesse. Selles suhtes on sul õigus jah, et niisugust asja nagu avastada niisama. Kui palju aega sa oled valmis panustama, et erinevad nutilepingud läbi käia, enne kui sa sinna projekti raha paned. See on hea küsimus. Kui keegi on mitte nii võib-olla tarkvarateadlik ja just koodi lugeda, siis kuidas tema saaks teada, et see on valg nutileping ja see on nutileping päriselt kasutada? See on väga hea küsimus. Lähme kohe edasi.
ma tahaks näidata ühte natuke teistsugust nõrkust, aga konkreetselt nutilepingu sees, et kuidas tööriistadega näiteks hinnata, et kas leping on turvaline või mitte. Ma alguses näitan ühte üldse nutilepingut ja siis vaatame, kuidas me sealt seest nagu nõrkused välja leiame. Et üks viis on kasutada staatilist analüüsi. Et tähendab seda, et me laseme ühel programmil hinnata meie koodi ja siis öelda, et kas siin on mingisugune muster või mingisugune asi, mis tundub kahtlane, mis vajaks nagu ülevaatamist. Ja vaatame, kas mul siin on üks nii äkki. Vot, ja siin me näeme ühte nutilepingut, ühte smart contract'i. Väga hea küsimus. See on remix.ethereum.com. Ja see on väga äge niisugune arenduskeskkond nutilepingute jaoks. Ja siin meil on praegu ees üks contract, üks nutileping, mis kui sa programmeering kunagi oled, siis see on põhimõtteliselt nagu üks klass, üks objektorienteerituse klass. Praegu nimega on pank, mis pank teeb? Kaardistab ära mingisugused aadressid mingisugusele summale. Int siin on lihtsalt mingi number, mingi potentsiaalselt väga suur number. Aadress, number. Väga hea. Tal on olemas mõned funktsioonid, üks on deposiit, mis tähendab seda, et sellele saatjale, kes saadab, omistatakse natuke suurem bilanss. Sest ütleme, et tal on nüüd natuke rohkem raha. Ja kui me välja võtame siit, siis mis me teeme? Me anname selle väikse argumendi, et kui palju me tahame välja võtta ja siis see nutileping siin konkreetselt vaatab, et meil oleks niisugune summa olemas, kättesaadav, et me saame üldse selle välja võtta. Kui ei saa, siis siin on väike veateade, et meil ei ole piisavalt seda vara sisse pandud. Kui see ära tehakse, siis saadetakse see väärtuses, selles väärtuses valuutat, siis siit kaardistatud nutilepingust sellele aadressile, kes seda raha küsib. Ja siis me ütleme, et okei, väga hea, nüüd võtame seda balanssi natuke vähemaks, täpselt nii palju, kui sa seda välja võtsid. Tundub kõik loogiline. Saame panna raha sisse, saame panna raha välja või tõmmata välja ja kõike arvestatakse ilusti. Aga siin on viga. Siin on üks programmeerimisviga sees. Probleem on igaüks peaks saama raha välja võtta, vähemalt seda, mis talle kuulub. No vaatame, mis see viga võib olla siin. Paneme siit selle niisuguse vägeva plugini peale, kus on staatiline analüüs. Ja nüüd, kui ma arvan, et ma pean selle siin kompileerima korraks, kompileerin selle panga ära. Kas see on sinu näidis mingi nutileping või see on mingi päris? See on näidis haavatav või ütleme nõrkusega nutileping, jah, et niisugust ma ei soovita kellelegi kasutada. See on väga lihtsustatud, sest et siin tavaliselt on rohkem funktsioone. Aga nüüd meie staatiline analüüs ütleb siin turvalisus. Niisugune huvitav muster, checks, effects, interaction. See tähendab seda, et kontrollideks, siis mis muudetakse ja siis interaction on siis näiteks teiste lepingutega suhtlemine. See on üks väga tuntud muster tegelikult nutilepingute arenduses. Ja siin, kui ma selle peale klikin, siis me näeme, et see funktsioon eksib selle mustri vastu. Ja tegelikult, kui me vaatame seda sõnumit siin sees, siis me näeme, et see siin potentsiaalselt võib viia re-entrancy vulnerability'le. Tegelikult siis eesti keeles võiks nimetada seda taassisenemiseks. Ja mis mõttes taassisenemine, kes ja kuhu siin siseneb üldse? Ja selgitus on tegelikult väga lihtne. Et kui me teeme siin seda raha väljavõtmist, siis me alguses kontrollime, et meil oleks piisavalt raha, siis me teeme selle tehingu. Aga tehingut tehes see koodi, ütleme niisugune vool kandub üle siis sellele saajale. Ehk siis, kui näiteks selle lepingu vastu teeks selle withdraw funktsiooni kutse teine nutileping, siis korraks läheks see koodi käivitus üle teisele nutilepingu. Programmeerija mõtleb nagu see rida järjest. Aga tegelikult tuleb arvestada, et seal võib olla mingisugune teine leping, mis sellega tegelikult suhtleb.
see on lihtsalt natukene niisugune ebatavaline mõtlemine, et noh, tegelikult kui sa tavalist programmeerimist teed, eks ole, siis tegelikult siin see, et sa kutsud välja mingisuguse funktsiooni kuskil teises klassis, mingisuguses teises meetodis, see on täiesti normaalne asi. Aga lihtsalt, et pead arvestama, et mis kontekstis seda asja praegu käivitatakse. Et siin nutilepingu puhul on hästi oluline, et sa saaksid aru, et see tehing siin võib tegelikult põruda, ta võib katki jääda. Ehk siis ohutum oleks see bilanss enne maha võtta ja siis teha see ülekande. Try catch'iga. Ei, pigem mitte. Vaatan, mis meil aeg on. Päris palju slaide. Teeme nii, et pärast, kui keegi tahab, ma võin veel näidata, et simulaatoris, et kui selle nutilepingu üles paneks, siis kuidas see rünnak reaalselt välja näeks ja kuidas siis sellest pangast raha varastada on võimalik. Praegu lihtsalt ei ole piisavalt aega. Aga lähme siin teemadega edasi. Et staatilise analüüsi viisi me nägime mingisugune programm, mis evalueerib, kas meie kood tundub nagu õigete mustritega. On olemas ka dünaamilist analüüsi, ehk siis kood, mis käivitab meie koodi teatud niisuguses simulaatoris ja vaatab, et kas kõik ikkagi reaalselt käivitub niimoodi nagu peaks. Siin on üks näide lihtsalt ühest niisugusest tükist. Lihtsalt asjad, mida peab arvestama, kui sa nutilepinguid kirjutad. Muideks, see taassisenemise viga, mida ma üritasin seletada, võib-olla väga täpselt. Kui keegi mäletab DAO projekti 2016, detsentraliseeritud autonoomne organisatsioon, siis neid rünnati just niisuguse nõrkusega ja neil läks kaduma $150 miljonit sellega. Lihtsalt, et meeles pidada. Aga selliste nõrkuste leidmiseks ma mainisin enne HackerOne'i, mis on niisuguste tüüpilistemate rakenduste jaoks. Ja tuleb välja, et nutilepingute jaoks on sarnane platvorm olemas, mis ühendab siis erinevad detsentraliseeritud finantsi, erinevad Web3 projektid, erinevad nutilepingute projektid eetiliste häkkerite. Immunify. Korraks näitaks seda ka, et ei võtta üldse kaua aega. Võib-olla siin on, ei ole. Vaatame korraks, mis siin pakutakse. Et ühelt poolt, kui sa oled niisugune tugev arendaja või ütleme projekt, et siis sa tahaksid, et inimesed tuleksid ja testiksid, kas see on reaalselt turvaline. Teiselt poolt, kui sa oled niisugune pädev häkker, siis tõenäoliselt sa tahaksid, et sul oleks kuskil nagu katsetada oma oskusi. Ja siit me näeme ka, no ma võiks korraks näidata siit Polygon, üks teine niisugune nutileping põhimõtteliselt detsentraliseeritud finants vist. Ei, vabandust, ei. Neid projekte on nii palju, mul läheb alati tegema. Aga vaatame siis, mis siin selles programmis on. Siin ta kirjutab ka, mis asi see Polygon on, mille kohta see pearaha programm üldse on ja millised on need nõrkused või siis ütleme need tagajärjed, mille vastu see programm on. Ehk siis mida see programm üritab leida. See, konkreetselt siin selles Immunify's. Et kui sa leiad mingisuguse sellise nõrkuse ja suudad seda tõestada, et see asi seal eksisteerib, siis sa võid sellest teavitada Immunify, kes siis vahendab selle informatsiooni Polygonile. Ja kui Polygon kinnitab, et see asi kehtib ja on demonstreeritav, siis Immunify vahendab nende käest sellele eetilisele häkkerile siis teatud summa. Need summad on siin ilusasti kirjas. Tasud, mis siin on, kuidas seda kõige kirjeldada. Kui leida näiteks Polygonis kriitilise tasemega turvanõrkus, siis selle eest võib nagu üleöö rikkaks saada. Kas seal on ka näha, kas keegi on leidnud midagi ja palju välja makstud? Siin vist konkreetselt, ma ei tea, kas on, võib-olla mitte. Ja skoop on paigas, et millised nutilepingud üldse kehtivad. Need on ikka väga palju. Siin konkreetselt ei ole, aga HackerOne'is vist ka ei näidata kõiki tulemusi. Aga Polygon on olnud niisugune olukord ja kui ma ei eksi, siis just väga hiljuti oli Polygonis nõrkus, ma nüüd räägin peast, ma seda ei tea väga hästi, aga
aga oli küll Polygonis oli nõrkus, minu arust seal oli ühe aadressi balansi check'is oli mingisugune konk sees ja selle jaoks, et kasutajate finantsid oleksid turvalised, kaks eetilist häkkerit siis võtsid Polygoni võrgust nii-öelda hoiule suure summa krüptoraha tegelikult. Selle jaoks, et keegi teine ei saaks varastada. Paraku seal ikkagi mingi kolmas vennikene oli, kes mingi 800 000 maatikut vist võttis ära. See on see Polygoni token. Aga neid eetilisi häkkereid tasustati ja minust nad 2 peale said üle $3 miljoni lihtsalt töötasu selle eest, et nad käitusid õigesti. Aga jah, Web3 on siin kirjas, mis asi see üldse on? Kuidas seda üldse siduda siin muude asjadega? Väga lihtne niisugune ülevaade oleks see, et kui sa mõtled, Web1 oli niisugune staatiline content, ma ei tea, kujutame ette siin kuskil enne minu aega tegelikult, mingi varajased veebilehed, kus on ainult niisugune staatiline, kõik seisab, sul ei ole mingisugust kommentaari väljas, nagu mingi uudisteportaalid näiteks. Niisugune basic HTML ja emailid. Siis Web 2.0 on juba see, kus me saame teha niisugust kahesuunalist interaction'it või niisugune kommenteerimine, tavalised veebirakendused tegelikult, mida me praegu teame. Aga seal on see mure, et see nagu kuidagi koondub sellistesse üksikutesse organisatsioonidesse. Me räägime Google'ist ja Facebook'ist, kellel on nagu väga suured datacentrid, eks ole. Et siit edasi minna sinna Web3 suunas, et siis seal on nagu fookus on kasutajatel. Tähendab seda, et see rakendus, mis siis toimub, on osaliselt seotud siin selle seadmega, kus seda kasutada. Aga see nii-öelda see backend või see server on siis jällegi kuskil mingisuguses ploki ahelas, eks ole, mingis mõttes. Väga lihtsustatud öeldes. Ja vaatame korraks Web3 rakendust ja nõrkusid ka. Siin on üks Web3 rakendus, detsentraliseeritud finantsirakendus, Unicats. Ma loodan, et keegi ei ole sellest kuulnud, see on minust äge story. Võtame endale ühe tegelase ka. Ta nimi on John. John leiab huvitava uue farmimisskeemi, Unicats. Unicatsi saad panna oma Uni tokenit ja siis selle vastu saada Meow tokenit. Mida rohkem sa Uni tokenit sees hoiad ja mida kauem sa neid sees oled, see rohkem Meow tokenit sa saad. Siuke lihtne farmimise skeem. Kas see on välja mõeldud lugu või see on päris? See on päris. True story. John on ka päris tegelane. Lingist võib lähemalt lugeda. Ja John teeb siis oma sissemakse Uni tokeniga. No muidugi ta kasutab selle jaoks oma brauserit, oma Metamaski rahakotti. Ja mida ta seal näeb siis? Ta näeb siukest väikest kinnitust. No siin on natukene teise platvormi kinnitus, kuna ma seda Unicats ise üles ei leidnud praegusel hetkel. Aga küsimus on see esimene vaade praegu siin. Et kas sa lubad, et see Unicatsi rakendus kasutab sinu Uni tokenit? No muidugi, mul on vaja maksta sinna sisse, eks ole, loogiline. Aga mida John ei tee, ta ei vaata seda detailset vaadet, seal on see edit permission või muuda õiguseid. Ja siis, kui sa vaatad seda muuda õigused ekraani siin paremal, siis see on nagu määratud, et sa saad panna kas see rakendus nüüd saab kasutada piiramatult minu Uni tokenid või ta saab kasutada ainult mingisuguses summas neid tokenid. Ja no muidugi John seda tähele paneb, ta on okei, confirm, yes, go. Ja nüüd tulemus on see, et kui John on nüüd oma kõik need Meow tokenid ära farminud, kõik oma Uni tokenid ilusasti välja võtnud on päevatööga rahul, siis ta muidugi unustab üle kontrollida, et kas sellel rakendusel on ikka veel ligipääs minu rahakotile. Ja nüüd tuleb välja, et see Unicatsi omalik, kelle nimi on midagi sellepärast, Unicat ei ole tegelikult väga niisuguste moraalsete kavatsustega. Ja täpselt samasugune tagauks, nagu me enne nägime, on ka selles nutilepingus sees, selle rakenduse all. Nii et John jäi esimese hooga ilma umbes 26 000 Uni tokenist ja hiljem magades veel 10 000 Uni tokenist. Ainult sellepärast, et oli
jätkuvalt lubanud sellel nutilepingul oma rahakoti finantse kulutada. Ma ei tea, kui see tundub natuke ulmeline, siis mõtleme veits aega tagasi, kui ma ei mäleta, millal see võis olla. Et kui Facebookis näiteks sai Candy Crushi mängida ja siis sa pidid sinna Candy Crushi sisse logima ja siis, kui sa lõpuks sisse logisid ja natuke mängisid, siis millegipärast see Candy Crush hakkas sinu Facebooki seinale asju postitama. Analoogne asi. Aga siin me jääme rahast ilma. Et see ei ole ainult siuke spämm meie seinal, vaid. Kas seal Metamaski walletis, millest sul on see näide, et kas seal on võimalik näha ka kõiki neid smart kontrakte, millele sa oled loa andnud oma rahakoti sisuga? Metamaski siis ma ei tea, et oleks. Aga on olemas teisi teenuseid. Väga võimalik. Jälle, sa pead olema teadlik ja minema otsima ja kontrollima neid regulaarselt, eks ole. Täitsa vabalt võib olla. Ja, ma ausalt öeldes ma ei kontrollinud enne läbi. Aga on olemas ka erinevaid teenuseid, tegelikult, millega sa saad vaadata, et milliste projektidega sinu rahakott seotud on ja millised allowance'id või siis need lubatud kulutamised nendel on. Et näiteks mõned siin, kahjuks pilte ei pandud. Ma korraks vaadata. Näiteks on olemas Revoke Cash, paned oma rahakoti avaliku aadresse sisse ja siis näed, millised seal on. Ma kujutan ette, et see Metamaski seest vaatamine on võib-olla isegi praktilisem. Või ka näiteks, mis meil siin on? Või näiteks siuke teabstar.io, jälle check allowances. Ja see on niisugune kasutajakogemuse küsimus, et see rahakott, mida sina kasutad, et sa saaksid sealt kuidagi vaadata. Et sul oleks selles kinnituse küsimuses. Kas põhimõtteliselt siis pole vahet, et ma võin minna sinna veebiteenustesse, mis sa näitasid ja sealt ma näen seda samat infot, mis ma sealt Metamaskist näeksin? Peaks olema küll nii, loogiline oleks. Sest et see lubamine on ainult mingisuguse loa allkirjastamine oma avaliku aadresse või selle, vabandust, ma olen juba segamini, mingi loa allkirjastamine siis selle avalikustamine. Aga jah, kasutajaliides ja selle mugavuseks tegemine. Mina arvan küll, et siin kuskil võiks olla mingisugune väikene ohukolmnurk, et oled see kindel. Ma näen seda nimekirja, kuhu ma on lektinud, kelle ma loa ja seal saab ka delitida neid. Ma tean, et see oli mingi scam-site, kustutame sealt ära, sest tähendab, et ta enam ei saa. Just. Aga võis võtta sealt näiteks. Selle aja jooksul. Ei. Kui sa annad loa teisele nutilepingule või ütleme siin sellele D-äpile oma finantse kulutada, siis see on ainult asi, mida sa lubad. Sa saad seal piirata, eks ole, kui palju ta saab seda kulutada, aga muule ta ligi ei saa. Jah, muidu oleks nagu, mõned lepingud tahavad nagu pidevalt teha sinu eest tehinguid. Näiteks see sama farmimine, tahab ju otsida kõige kasulikumaid näiteks tehinguid seal kuskil võrgus. Et siis iga sellise tehingu jaoks käsitsi öelda, et jah, ma olen nõus, võib-olla ei ole kõige praktilisem. Aga kui sa paned sinna mingisuguse mahu, et ütleme selles summas, selles väärtuses sa võid minu eest tehinguid teha, siis see on okei. Ja mõnikord vajalik. Okei. Veel siis D-äppidest. Leidsin niisuguse huvitava uurimuse Brave'i ehitajatelt. Brave on siis üks privaatsuse niisugune brauser, ütleme, või privaatsus põhimõtetega brauser Chromiumi baasil. Umbes nagu Google Chrome, aga lihtsalt sinna sisse ehitatud väike krüptorahakott, seal on adblocker või siis reklaamiblokeeri juba sisse ehitatud ja nii edasi. Ja Brave'i kodulehel leidsin niisuguse huvitava analüüsi, kus nad kaardistasid kõige populaarsemad 78 detsentraliseeritud finantsi veebilehte, mis töötab umbes sellisel põhimõttel, et sul on detsentraliseeritud finantsileht jookseb sul siin brauseris selle, ütleme kliendipoolse JavaScripti koodiga, see suhtleb siis rahakoti kaudu mingisuguse Ethereumi noodiga ja siis selle kaudu siis nii ploki ajalega. Ehk siis rakenduse mõttes on kõik väga lihtne ja sinu kliendis, aga kõik see sisuline pool on seal kuskil ploki ajagas. Ja see analüüs
nendest 78 detsentraliseeritud finantsilehest leidis, et nendest 48 või 66% nendest detsentraliseeritud finantsi veebilehtedest sisaldavad vähemalt üht kolmanda osapoole skripti, niisugust JavaScripti, niisugust brauseri koodijupikest põhimõtteliselt. Ja mida siis tähendab? See tähendab seda, et selles samas kontekstis siin brauseris jookseb nagu mingisugune osa, mis presenteerib meile mingisugust rakendust ja samal ajal tõmmatakse siit sisse näiteks mingisugune Google'i mingisugune tracker, võib-olla mingisugune Facebooki mingisugune tracker, võib-olla keegi vaatab Hotjariga, et kuhu sa parajasti klikid, teed nagu seda kliendi statistikat. Ja see on oht tegelikult, sest et nagu mis siis, kui me järsku enam ei saa usaldada seda track'i ja koodi, eks ole. Samast analüüsist 13 nendest veebilehtedest kasutades siis neid trackimise skripte lekkisid ka kasutaja avaliku aadressi. Eriti juba on see, kui see lekib näiteks Google'ile, kellel on ka mingisugune teatud osa informatsiooni, kuidas sind ju isikustada, nii et sinu privaatsus kannatab. Jälle raport lingis, ma soovitan vaadata, päris lahe. Nii, ja siin üks küsimus üldse, et miks meil üldse rakendusi vaja on? Võiks ju otse nutilepingutega suhelda ja käsurealt kõiki asju teha ja nii edasi. Ja siin on üks näide ühest niisugusest tüübist, kes esimese hooga vahetas Ethereumi, Wrapped Ethereumi vastu või siis mähkis selle üks ühele kursis tokeniks. Ja see töötab väga lihtsalt, et sa saadad oma Wrapped Ethereumi nutilepingu aadressile lihtsalt oma Ethereumi ja sa saad vastu samale rahakotile neid tokeneid. Teistpidi see asi nii lihtsalt ei tööta. Teistpidi sa pead välja kutsuma konkreetselt ühe funktsiooni sellest nutilepingus. Ehk siis see ei ole niisugune standard, et ma lihtsalt saadan sinna aadressile ja kõik töötab automaatselt, vaid et sa pead funktsiooni välja kutsuma. Ja nüüd, mis siin juhtus siis, me näeme, et inimene kandis aadressilt Wrapped Ethereumi kontrakti aadressile 195 Wrapped Ethereumit, mis on sama, mis 195 Ethereumit põhimõtteliselt. Ja tulemus on see, et ta ei saa seda enam kuidagi sealt kätte. Mitte keegi ei saa seda enam kunagi sealt kuidagi kätte. Seda on täiesti võimatu sealt kätte saada. Et rakendus on see, mis meile annab selle kasutaja mugavuse ja selle võimaluse vältida selliseid olukordasid. No tehingu tegemiseks sul ei ole vaja muud kui rahakotti. Sa saad lihtsalt võtta oma rahakotist oma mündid, saata need aadressile ja ongi kõik. Ja. Irooniline on see, et kogu see tehing maksis talle ainult $7 fiides. Ma vaatan, et Ethereumi fiid on kuidagi madalaks teinud viimasel ajal. Aga jah, $500,000 eest kahju. Lihtsalt sellepärast, et oleks võinud ju testida väiksema summaga. Mis võiks olla selline käitumismuster, et isegi nagu kogemata ei sattu sellist asjade ohvriks? No isegi Vitalik Buterin ju teeb iga suure tehingu eel väiksema tehingu, et veenduda, et plokiahelast täpselt paika, nagu et on näha plokiahelast, et jah, läks õigesse kohta. Et ei ole mingisugust viga ja mingisugust probleemi. Et kui sa suudad, siin oli konkreetselt see eeldus, et ühtepidi nagu töötas, siis võib teistpidi ka töötada, eks. Aga kui sa oleksid rakendanud iga kord seda mõtlemist, et okei, ma proovin väikse summaga enne. Ma ei saada $500,000 korraga, ma saadan, ma ei tea, mingi $10 korraga, vaatan, kas see tuleb mulle tagasi või ei tule. Siis oleks saanud ju vältida niisugust olukorda. Muideks, sellel tokeni aadressil, lepingu aadressil on väga palju niisuguseid õnnetusi. Viimase nädala jooksul on näha. Et see konkreetne, see 195 on siin ilusasti välja toodud. Aga väga paljud on teinud tegelikult niisuguse väiksema summaga testtehingu, et mitte kõigest ilma jääda. Nii, 1,5 tundi varsti hakkab läbi saama. Ma proovin need viimased asjad kiiresti teha. Et tuleme nüüd korraks siit nagu Web3 maailmast tagasi ja igapäevasemate asjade juurde. Mis meid kõiki puudutab? Tõenäoliselt me kõik siin ei suhtle oma Web3 rakendustega ja blogihääletega ja nii edasi.
et vaatame korraks nagu igapäevast teemat. Ja pahavara on see kõige igapäevasem teema tegelikult. See on see, kuidas kahjuks väga paljud meist on, või mitte meist, aga ma loodan, et mitte meist, on oma väärtustest ilma jäänud. Siin muideks üks naljakas olukord, kus Norton pani oma antiviiruse sisse krüptokaevandaja. Ja siis muidugi ta võtab siit vahelt kasu ja see kaevandaja automaatselt tööle ei lähe, aga paljudel puhtudel selline pahavara käivitub automaatselt ja taustal. Et see ei ole otseselt oht nagu sinu rahakotile, aga see on ikkagi sinu ressurss, mida kasutatakse. Siin peab nagu seda arvestama. Või näide järgmisest pahavarast. Likelauarünne või siis selline clipboard hijacking, kus oma arvust nagu võtad inimese avaliku aadressi, kopeerid selle ära, siis paned selle oma rahakoti tarkvarasse, pasteerid selle sinna sisse. Aga kui sa selle kleepimise teed, siis millegipärast keskelt nagu kaovad muutuvad mingisugused märgid ära niimoodi, et kui sa silmaga lihtsalt vaatad, siis algus lõppu tunduvad samad. Aga tegelikult sa saadad oma mingid ründajale. Muidugi sellise asja vastu tõenäoliselt aitaks riistvaraline rahakott. Aga ka seal sa ei pruugi kõike kontrollida. Võib-olla sa vaatad kogemata lihtsalt kõik see, mida kiiresti oleks vaja teha. Vaatad, et algus klapib, lõpp klapib ja ongi läinud. Või mõelda natuke, kuidas üldse sellised pahavarad meie seadmetesse saavad. Mis siin näiteks kahtlast on? Tundub ju täiesti legitiimne selline rakendus. Üks tärn, 2 hindajat, et see ei tundu küll nagu väga populaarne rakendus. Aga sellegi poolest. Kas link viib sinna, kus saab downloadida? Link viib artiklina, mis analüüsib sellist olukorda. Aga üks Philipp kaotas pea kõik oma elusäästud sihukese ettevaatamatusega. Seal oli küll lugu Apple, mis see turu nimi seal on? App Store'is, jah. Et tõmbas sealt taolise rakenduse. Ja see süsteem, kuidas see rünne töötab, on päris huvitav. Et sa tõmbad rakenduse, kus on juba ette genereeritud see rahakoti aadress põhimõtteliselt. Kui sa seda kasutama hakkad, siis sa tegelikult kannad ründajale oma mündid. Ja ongi kõik. Korra võiks mainida ka lunavara. Ma loodan, et see ei ole nagu kellegi igapäevane probleem. Aga siin konkreetselt üks Ryuk ransomware. Ja millegi pärast seda seostatakse ka krüptorahadega, sest hästi tihti see tasu, mis sa pead maksma, et oma failidele ligi, oma failid taastada, on ka krüptoraha tehing. Et sellisel juhul igaüks muidugi ise ja igas intsidendis tuleb see hindamine eraldi teha. Et ma ütleks, et sellise juhu jaoks peab mitte ainult suurte firmadel, kes üldiselt on sellise asja sihtmärgiks, vaid igaühel olema olemas siis mingisugune selline toibumisplaan, et mis siis, kui näiteks päevapealt minu arvuti nagu mitte ainult, mitte ei lakka nagu töötamast, aga et selle sisu lihtsalt kustutakse põhimõtteliselt. Mida sa siis sellises olukorras teed? Mul on küsimus selle lunavara rünnakute kohta, et kuna neid tahetakse tavaliselt krüptorahas ja on võimalik trackida, palju kantakse raha, on kantud raha nende aadressidele, et kas sa oskad mingeid näiteid tuua midagi, et kui palju on teada, et keegi on teeninud raha sellega? Konkreetselt teeninud, nagu et mingisugune rühmitus näiteks, et ma tean nii palju, et nendel rünnakutel tavaliselt nagu iga see sample või iga binaar, mida siis sellesse süsteemi paigutatakse, kasutab eraldi aadressi, et siis sa ei saaks just linkida kokku selliseid suuremaid ründeid. Teistpidi, mul on konkreetne näide, et seesama Ryuk ransomware 2019 Floridas Lake City, selline linn. Linn maksis peaaegu $500 000 selle jaoks, et saada see dekrüpteerimise võti. Ja miks üldse asi juhtus, oli see, et üks töötaja avas emailist lingi, tõmbas dokumendi alla, pani selle tööle, lubas makrod, kõik. See tagajärg on suur. Aga jälle, et sihtmärgiks on üldiselt ikkagi sellised suuremad organisatsioonid, sellised kriitilise infrastruktuuriga organisatsioonid. Aga
kui mina või sina niisuguse asjaga pihta saame, siis on see probleem samamoodi, et millised failid mu süsteemis olid ja mida ma nüüd pean hakkama mõtlema, et kuidas tagasi saada. Selle peale peab mõtlema. Ja no muidugi kõige levinum, nagu ma just mainisin, õngitsuskirjad. Et saada sind kuidagi seda pahavara sinna installeerima. Kliki seda linki, tõmba see fail alla, ava see fail, mine sinna veebilehele. Ja. Siin on ka muideks väga konkreetne nagu punkt, mille järgi aru saada, et see on õngitsuskiri. Jah, from. Ja, üks meili päis, üks header on niisugune kahtlane. Muidugi jah, need kirjavead ja kõik siuksed, et see on ka hästi tavaline. Ja selliste asjade leidmiseks või analüüsimiseks, ütleme, et kui sa saad siukse nagu natukene kahtlasena tunduva kirja, et kuidas nagu veenduda, et see on päriselt paha. Et selle jaoks see ongi tegelikult päiste analüüs, et kes saatis, kust saatis, mis see sisu on, mis see manus on. Manuseid saab näiteks kuskile VirusTotalisse või mõnesse liivakasti üles panna, et vaadata, kuidas see käitub. Dokumente saab ju panna seal avanema, et vaadata, et kas seal on see sisu, mida sa ootad või on seal jälle mingisugune aktiveeri makrod ja mis iganes. Et see peaks olema niisugune igaühe oskus, et aru saada, kas tegemist on legitiimse asjaga või mitte. Ja muidugi mõnik tööriistad, kuidas seda siis teha. Gmailist näiteks on see näite algset või show original, mis ta on inglise keeles. Et sealt saab niisuguse suure portsu neid päiseid, mis on võib-olla niisugune segamini, niisugune posu tähemärke lihtsalt. Aga tööriistadega näiteks MX Toolbox, kui sa sinna kleebid need päised, siis ta näitab sulle ilusti ära, et kas see on nagu usaldatud saatja, kellelt see on, mis IP-lt see tuli näiteks. Ja muidugi manused ja lingid ma juba mainisin. Mõtle enne, kliki hiljem. Lihtne. Ja sellised ründed üldiselt ikkagi põhinevad statistikale, et suurte firmade jaoks on nagu äge, kui 1000 inimest näiteks üks klikid on juba väga hea, eks. Ründaja jaoks muidugi, mitte meie jaoks. Aga siin samamoodi igaüks peab olema ettevaatlik, et mitte klikkida kogemata millelegi, mis tundub nagu legitiimne. Vot, ja nüüd väike lühike kokkuvõte. Ma lõpetakski ära tegelikult. Ma usun, et igaühel oli siin midagi huvitavat, mida meelde jätta. Võib-olla kohati asjad tundusid natuke liiga keerulised või liiga süvitsi minevad. Aga ma julgustan, et minge, vaadake, uurige, õppige. Ma ise õppisin väga palju selle esituse kokkupanemisel. Ja firmas, kus ma töötan, Rangeforce'is, ma tunnen, et kui ma ehitan neid õppematerjale, neid õppekeskkondasid, siis ma ise õpin väga-väga palju. Et ma tõsiselt julgustan, minge uurige ja vaadake. Ja siin see viimane punkt ka, jagage neid teadmisi siis, mis te avastate. Vot, aga ma ütleks aitäh teile kõigile. Meil on internetis päris palju küsimusi, aga enne, kas siin on inimestel küsimusi, et küsime siit enne. Enne kui keegi küsib, siis seda QR-koodi ei tasu skännida, see on Rick Roll YouTube'ist. Niisugune ettevaatuse trenn, et võib-olla igaüks ei peaks kõiki asju skännima ja avama. Aga küsimused? Kõik lingid on pahavara. Kellelgi on siit küsimusi? Ma võin siis siit hakata võtma ja siis esimene küsimus, kas privaatsust saab küsida või sellest tuleb, kas privaatsusest saab küsida või sellest tuleb eraldi üritus, küsitakse, aga saan aru, et võite küll küsida. Siis Mart ütleb, et tänapäeval on õngitsuskirjad juba nii head, et isegi profi IT-mehena ei oska öelda, kas on legitiimne asi või mitte. Tavakasutajast rääkimata. Korra kommenteeriks sinna juurde, et need tehnoloogilised viisid, kuidas veebirakendusi teha, need protsessid ja need süsteemid on läinud päris heaks juba. Mina ka, kui ma vaatan, et siin on mingisugune organisatsioon, kuidas ma siia sisse tahaksin, siis üldiselt
see esimene mõte on jah, et vaataks, et kas see tehnoloogia peab paika, mis seal sees on. Aga tegelikult peaks vaatama ka, et kas me saame selle sotsiaalse inseneerimisega või siis selle social engineering rünnakuga või siis ka phishing või siis õngitsuskirjaga sinna kuidagi sisse, et oma esimene skript seal kuskil jooksma saada, et sealt edasi hüpata. See on täitsa õige, et see õngitsuskirja teema on väga suur praegu. Toomas küsib, et sa näitasid seda ühte asja, kus sa said copy-paste'iga nagu vahepeal vahetati see aadress ära. Ja. Ta küsib, et kas see lõikelaua trikk toimis Unicode'i erisümbolite kaudu? Seal sihukest asja ei kasutatud. Seal oli ette genereeritud, konkreetse näite puhul vist oli circa 2,3 miljonit Bitcoini avalikku aadressi pandud siis ühte faili ja see läks pahavaraga kaasa. Pahavara sees siis tuli kaasa. Ehk siis, kui ta leidis, et see, mis sul siin lõikelaual on praegu kopeeritud, on piisavalt sarnane mingisuguse asjaga, mis mul siin on, siis ma kasutan seda kõige sarnasemat aadressi ja vahetan selle vastu välja. Sealt siis sarnasus. Vahepeal on küsimusega, sa vastasid sellele juba ära, et kuidas ma saan vaadata, kas mul on kusagil veel kehtivaid juurdepääse. Küsimus oli siis, vaata, kus need näitsid selle Metamaski, sellest me rääkisime. Keegi kirjutab, kasutan Google Authenticatorit, kui mul peaks telefon ära kaduma või katki minema. Kuidas on võimalik mul Exchange platvormile ligi pääseda, kui ka Google Authenticator registreerimisele antud kood on kadunud? Kui see kood ka kadunud on, siis sa pead ilmselt võtma ühendust oma Exchange'iga ja laskma neil oma Authenticator disableda selleks ajaks, et sa saaksid järgmise peale panna. Tõenäoliselt sa pead oma identiteeti seal verifitseerima, mingisugused dokumendid saatma. Keegi siin chatis on talle vastanud ka, et seda, mis sa ütlesid põhimõtteliselt, et võtab aega nädalaid. Ja. Tõenäoliselt on siis juhtunud. Ja. Küsimus, sa rääkisid nendest arvutitest. Ja. No. Me teame ju, et kvantarvutite tulemine on ainult aja küsimus. Mida see tähendab nii krüptoturvalisuse mõistes kui krüptomõttes üldse? Krüptomõttes üldse, jah. No väljaspool krüptorahasid tegelikult see tähendaks ju seda, et erinevad potentsiaal on see, et kui me piisavalt kiiresti ei suuda kogu oma ühiskonda viia krüptoturvalistele algoritmile, siis kvantturvalistel algoritmil, see tähendab seda, et piisavalt tugev kvantarvuti tuleb ja põhimõtteliselt rikub ära näiteks RSA või siis avaliku võtme privaatvõtme krüptograafia ja seda kasutatakse igal pool. Seda kasutatakse juba see, et sa internetis käid ja näed seda turvalist lukukest seal nurgas, ka seal on võtmed sees ja ka see oleks katki sellisel juhul, kui kvantarvutid jõuaksid piisavalt tugevaks. Aga kui ma nüüd ei eksi, ma räägin, ma ei ole mingisugune kvantfüüsik, aga kui ma ei eksi, siis ma olen üsna kindel, et on algoritme, mis on kvantturvalised ja alati me saame seda bitilisust tõsta, et oleks vaja natukene võimsamad kvantarvutit, et võtmeid muutida. Nii et igapäevaselt ma sihukese asja peale kindlasti ei mõtleks. Sellepärast ma ei muretseks. Kas me saame kindlad olla, et kuskil keldrites, Google'i keldrites mingitel teadlastel juba ei ole kvantarvuteid, kes juba suudavad neid algoritme murda? Kuidas sa tõestad, et midagi ei eksisteeri? Nii. Siin on veel küsimusi, võtsin välja vahelt. Kui sa rääkisid nendest privaat- ja avalikest võtmetest, siis küsitakse, et mis algoritmi privaat- ja avaliku võtme jaoks kasutatakse? Elliptilise kurvi krüptograafiast. Ei mäleta, mis selle konkreetse asja nimi oli, et see ma peaks vaatama. See on täpselt sihuke informatsioon, mida mina soovitaks, mine uuri. On olemas erinevad veebilehed, Google näiteks, kus saab otsida siukseid asju. Võtame ette, mis konkreetse privaat-avaliku võtme võtame näiteks Ethereumi. Ethereum ja ma ei tea, address algoritm, eks ole. Ma ei oska üldse kirjutada praegu, sest ma neid. Väga hea. Nii. Ethereumi puhul on tegu SEC 256 1.
aga ma ei tea, võime vaadata Bitcoini ka. No, siin on konkreetselt SHA-256 ja RIPE MD 160. Et nagu nendesse detailidesse võib laskuda, aga see läheb järjest keerulisemaks ja järjest matemaatilisemaks. Kui sa saad aru, mida RASi või privaat- ja avaliku võtme algoritm teeb ja tähendab, siis võib-olla sellest detailsemaks nagu ei peaks minema. Muideks ma mainiks juurde, et elliptilise kurvi krüptograafia puhul näiteks on olnud näiteks Edward Snowden näiteks oma dokumentides ka, või noh, mitte enda dokumentides, aga nendes, mis ta lekkis, viitas ka, et on tõenäoliselt, et mingisugused kurvid elliptilise kurvi krüptograafias, niisugused standardkurvid on ebaturvalised. Et nendest võib lugeda näiteks, mis oli, natukene unsafe curves näiteks. Vaata, mis siin on. See võib-olla ei ole õige asi. Paneme EDC juurde, et siis on äkki. Safe curves on niisugune projekt, mis üritab leida neid kurve ja elliptilise kurvi Wikipediast me võime vaadata siit väga keerulised asjad. Vaatame, kas meil on siin Snowden ka mainitud. Ei paista. Võib-olla mitte. Vaatame, mis siin veel on. Ma otsin selle allika kohe üles, sest muidu läheb meelest ära. Mis recommended? Mul tegelikult oli slaidides kuskil link ka sees selle jaoks. Mis standardi kurvid? Siin 2013 on mingi teema olnud. Mine, otsi, vaata, avasta. Nagu Dual EDC oli see asi konkreetselt. Ma arvan, siit artiklist lugedes. Ma tean, et kõik on ingliskeelne ja siin läheb nagu väga keeruliseks ja isegi kui inglise keelt oskad, siis seda tehnilist keelt võib-olla on raske aru saada. Aga nagu mingisugune esmane mulje või põgus arusaamine siit, ma arvan, tuleb ikkagi. Võtan järgmise küsimuse. Siin ei ole vahepeal kellelgi küsimust tekkinud. Rääkidest digitaalsetest rahakottidest, kas on vahet arvuti või mobiili peal hoitud rahakotist? Mis on nendest ohutum? Ei ole vahet. Mõlemad on nutiseadmed, mõlemal on internetil ligipääs. No samas, kui sa mõtled telefoni peale, sa tõenäoliselt paned rakendus ikkagi sealt Play Store'ist, aga nagu me nägime, seal võivad olla ka sellised võltsrakendused, eks ole. Või noh, App Store'ist siis teisel juhul. Ja sisu on ikkagi sama. See seade istub sul internetis ja kui su, ütleme arvutis, eks ole, miski kontrolli, mida sa võid installida, siis telefonis vähemalt on see, et senikaua, kuni sa mingisugust linnukest seal ei pane, et usalda seda allikat, senikaua nagu tundub, et võiks olla kõik okei. Aga millegipärast ikkagi nendesse poodidesse, kus neid rakendusi saab, jõuavad mingisugused kahtlased asjad ka. Selles mõttes, nagu võrreldes riistvaralise rahakotiga, ma ütleks, et arvuti ja telefon on ikka üsna sama. Veel küsimus, et kui keegi häkib mu telefoni sisse ja mu telefonis on two-factor authentication, paroolid on keychainis ja email ka sisse logitud. Kas siis häkkeril on kõik vajalik mu Crypto Exchange'i konto ülevõtmiseks? Ehk kui telefoni sisse häkitakse, pole two-factor authenticationist midagi kasu, eks? Siuke küsimus. Kui, jälle me tuleme kahe asja tagasi, eks ole. Üks on see parool, mida sul on vaja ja teine on see, mida sa omad, eks ole, su telefon. Ja kui sa nüüd mõtled selle peale, et su keychain on lahti, siis tähendab seda, et sa tõenäoliselt on oma parooli juba sisse pannud, mis tähendab seda, et kuskil mälus seal masinas või seal nutiseadmes on see ligipääs olemas. Nii et selle järgi võiks nagu oletada, et jah, ründajal on ligipääs kõigele. Teistpidi, kui sul ründajal on juba sellise taseme ligipääs, siis ta võib ju su seadmega ükskõik mida teha tegelikult. Ta võib ju su ekraani salvestada, eks ole, ta võib su failisüsteemis sobrada. Selline ruuttaseme ligipääs on üldse nagu, et sa ei saa seda seadet enam usaldada, et see on kompromiteeritud. Aga ma ütleks, et selliseid nutiseadme või ütleme telefoni puhul just konkreetselt sellist rünnakut, see ei ole selline igapäevane nähtus. Sa pead ikka ise olema midagi valesti teinud selle jaoks, et su seade kompromiteeritud oleks. Elina kirjutab, olen kuulnud, et on võimalik häkkida telefoni, oletame iPhone'i sisse ja kaugelt jälgida ekraani. Siis oleks ju häkkeril võimalik näha kõiki minu public või private key'sid ja muud infot iPhone'i walletis või Ledger app'is
ning ka exchange'ide äppidest ja nii edasi. Samuti ka minu kopeerimisfunktsioonis olevaid public-private key'sid. Kas see on võimalik? Väga hea küsimus ja tõsiasi on see, et enamik iPhone ikkagi ei ole sellises arendaja režiimis, isegi arendaja režiimis, nad ei anna ju ligipääsu kogu su telefoni sisemälule, kogu su süsteemile. Rakendused on ikkagi omaenda üksikutes liivakastides, nad ei suhtle üksteisega. Ja isegi kui sa tõmbad paha rakenduse, siis see ei tähenda seda, et see rakendus järsku saab kõigile sinu failisüsteemile ligi. Nii et samas ei saa öelda, et see on nagu võimatu, eks. Aga see on väga vähe tõenäoline, et midagi sellist juhtuks. Nii et mina ütleks selle peale lihtsalt, et arvesta, et senikaua, kuni sa installeerid usaldusväärsetest allikatest turvalisi rakendusi, siis sa ei pea sihukese asja pärast muretsema. Veel küsimus, ma ei tea, kas see nüüd läheb tänase teemaga kokku, aga küsimus, kas tavainimesel on võimalik ilma programmeerimis- ja erioskusteta osta näiteks Bitcoini või muud krüptot anonüümselt? Anonüümselt? Nii on küsitud, jah. No, elage küsimus. No. Ja, tegelikult ma võin vastata ka, et anonüümselt on palju võimalusi, lihtsalt kui sa ostad teiselt inimeselt, saate face-to-face kokku ja sa ei identifitseeri ennast alla, see ongi anonüümselt ostmine juba tegelikult. No kuidagi te peate ikkagi kokku saama ja kontakti võtma üksteisega, eks? Mingi fake konto kuskil. Mingisugune. Maskiga. Maskiga, muidugi. Ja siis on vastatud siia, et on olemas keskkond nimega Tornado Cash, mis muudab sinu Etheri anonüümseks. See on siis mitte ostmise kohta, vaid see on selle kohta, kui sa juba omad midagi. Ja, siis kui sa oled juba varastanud midagi, siis sa tahad oma jäljed ära peita. Et siis sa viskad need sihukesesse mikserisse, mis sisuliselt võtab nagu hästi palju sisendil ja siis teeb selle, ütleme, selle jälje või selle raha jälgimise raskemaks, mitte võimatuks. Et sellise mikseri kasutamine, mina ütleks ka, et ei ole nagu 100% turvaline. Et on näiteks isegi, me oleme kuulnud erinevatest nagu deanonümiseerimise rünnakutest ja jälle sa suhtled ju mingi platvormiga ja kuskilt kaudu sa oled ka internetis. Ütleme nii, et küberkriminaal, ütleme, võib-olla väga pädev küberkriminaal võib-olla ei jää vahel, aga nagu mina nagu ei riskiks sihukese asjaga. Nii, siin on vahepeal mitte küsimus, aga kommentaar, keegi on kirjutanud, et Mirje kirjutas, kas siis, kui teed copy-paste krüpto ühest Coinbase'ist walletisse ülekannet, võivad pahategijad su aadressi muuta. Mul oli selline juhus, sellest õppisin ja kontrollin alati. Muidugi olen päris algaja, ehk siis jõudu kõigile. Millest ta räägib, ma saan aru, seesama copy-paste, et ta kopeeris aadressi ühest koos teise, siis vahepeal vahetati ta aadressi ja siis jäi oma rahast ilma. Muideks, kui sa kasutad riistvaralist rahakotti, siis sa saad selle tehingu kinnituse oma seadmele. Ja sealt sa saad veenduda, et jah, et see aadress, kuhu sa selle krüpto nüüd üritad saata, üks ühele tähemärgi haaval klapib sellega, mis sa tegelikult üritad teha. Et see on see kõige turvalisem viis. Sellisel juhul ju isegi see nagu lõikelaua rünnak ju siia seadmesse ei jõua. Nüüd on jälle kommentaar, mitte küsimus, et minu tuttav oli Iisraelis IT-konverentsil esinejaks aastal 2015 ja koha peal tema teadmata korraldajad häkkisid tema telefoni sisse ja striimisid tema iPhone'i ekraani projektorile laval. Ta oli šokis. See juhtum näitab ju, et iPhone ei ole üldse turvaline. Siis ma tahaks näha, mis rünnak nad kasutas. Niimoodi ju tundub nagu muinasjutt. Nii, ja siis vahepeal veel, mis ma jätsin viimaseks, et sa ütlesid midagi, et rääkisid mingist simulaatorist värgist ja siis nad küsisid siin. Palun näidake lõpus simulaatoris seda smart contracti. Okei, ikka või. No, hakkame pihta siis.
kompileerisin panga ja lähen vaatan, panen selle üles. Ma kasutan JavaScriptis või siis brauseri põhist virtuaalmasinat oma päris plokiahela asemel. Töötab täpselt samamoodi, aga üksinda kasutan. Ei ole mingisugust ägevat võrku siin all. Ja see simuleerib siis Ethereumi Londoni forki praegu. Meil on siin hunnik rahakotte, mida kasutada. See on fake Ether muidugi, see oleks päris lahe, kui oleks päris 100 Etherit, aga see selleks. Ja nüüd paneme selle panga üles või deploy või ma ei teagi. Lükkame siis meie plokiahelasse. Ja selle jaoks ma ei pea mitte midagi muud tegema kui deploy. Tehti sellest plokiahelast tehing. Kui see oleks päris plokiahelast, ma oleks pidanud muidugi maksma ka. Aga see praegu simulaatoris ei ole see oluline. Ja nüüd ma saan siin oma seda lepingut vaadata, seda contracti. Siin on need funktsioonid, mida saab kasutada. Deposiit, võtta välja. Siin vist saab küsida, et kui palju kellelgi. See on see muutuja, mis siis kaardistab erinevad kliendid ja nende aadressid mingisuguse summaga. Ja me saame vaadata, kui palju siin pangas praegu raha on kokku siis. Praegu kutsusin jälle selle sama panga rahakoti pealt välja funktsiooni get balance, mis ütleb, et siin pangas on praegu 0 Etherit. Nii et paneme siia panku natuke raha. Ütleme siin, et tuleb järgmine klient, number 2 klient siit. Ja tal ei ole mitte 0 veid, 1 vei, ütleme 1 miljard veid on 1 gigavei või 1 gvei ja 1 miljard gveid on 1 Ether. Okay? 10 astmel 18 veid. Ja paneme siia 10 Etherit näiteks sisse. Ehk siis tegime tehingu, mille väärtus on 10, nüüd me deploy ei vajutame siin deposiit. Väga hea, tehing läks läbi, kõik töötab. Pulli pärast me võime nüüd selle teise aadressiga või siis selle teise rahakotiga vaadata, et kui palju nüüd siin pangas seda balanssi on. Väga suur number, 1 ja ma eeldaks, et 19 nulli järgi 10 Etherit. Loogiline, väga hea. Võtame ühe tüübi veel, võtame siit 3, paneme siit, ma ei tea, paneme rohkem, seekord 20 Etherit sisse. Ja nüüd teen selle deposiidi. Ja nüüd vaatan, et pangas kokku on 30 Etherit. Nüüd ma saaksin siit selle praeguse walleti pealt saaksin välja võtta täpselt nii palju bilanssi, kui selle konto jaoks või selle avaliku aadressi jaoks on siin kaardistatud seda bilanssi. Et siis pangas on küll praegu 30 Etherit, sellest 10 kuulub ühele inimesele, 20 kuulub järgmisele. Väga lihtne. Aga nüüd tuleb see 3. tegelane. Esimene oli pank, esimene inimene, teine inimene. Nüüd tuleb see 3. inimene, kes on halbade kavatsustega. Mis ta teeb? Ta näeb, siin on see turvaauk, eks ole, et me saame mingis mõttes seda järjekorda siin kuidagi ära kasutada. Ja tema arendab endale uue nutilepingu. Bank Attack. Fancy. Ja nüüd, mida see Bank Attack teeb? Ta võtab endale ühe argumendi. Sel hetkel, kui see konkreetne nutileping nüüd üles pannakse, siis talle tuleb anda üks väikene parameetri sisse. Ja selleks parameetriks on see aadress sellele pangalepingule, mida me üritame rünnata. Siin on veel paar kirjeldust tehtud, see salvestatakse see aadress muidugi ära siia mingisugusesse muutujasse. See ründaja lepingu aadress saab võtta vastu makseid. Ja senikaua, kuni sellel pangal, mis on siin selle aadressiga ära seotud, kuni seal on rohkem kui 1 Ethereum arvel, me üritame võtta sealt 1 Ethereumi välja. Okei, aga see tähendaks, et keegi peaks nagu kutsuma välja selle saamise funktsiooni, aga selle jaoks keegi peab siia lepingule kandma raha. Okei, loogiline, siiamaani, ma loodan. Aga mida see ründaja tegelikult välja kutsub, on see attack funktsioon siin. External payable. Ehk siis, kui ründaja kannab sellele ründamise lepingule vähemalt 1 Ethereumi, see on see rida siin, siis see nutileping teeb ründaja eest deposiidi panka samas väärtuses, mis see sisse tulev summa oli. Mis siis teeb selle deposiidi siin pangas ära, mis on lihtsalt see balansi lisamine. Ja siis kohe järgi teeb ühe väljavõtmistehingu. Samas summas, mitte päris samas summas, aga ühe Ethereumi, see kõik on 1 Ether siin. Nii, ja nüüd
kui see väljavõtmine tehakse, siis käivitub ju pangas see funktsioon siin, kus tehakse kontrolli, et meil on piisavalt raha. Me just panime ühe sisse, järelikult me saame ühe välja võtta ka. Nii et tehakse uus kutse siis kellele? Saatjale, aga saatja on see ründaja nutileping. Vabandust, ma tahan sellest asjast lahti. Nii et see ründaja nutileping siin kutsutakse ju välja mingi funktsioon. Tuleb välja, et see funktsioon, et sellele lepingule raha saata, on niisugune default või fallback või siis niisugune vaike funktsioon. Et sama lugu oli ka nende wrapped Ethereumitega enne. Aga nüüd, kui see rida siin välja kutsutakse, siis see tähendab seda, et sellega siin üritatakse raha tagasi saata. Et see koodi niisugune vool läheb tagasi bank attack'i. Ja nüüd, kuna siit järgmine samm on vaadata, et meil seal pangas on ikka veel rohkem kui üks Ethereum saadaval ja kutsutakse välja bank withdraw uuesti, nii-öelda rekursiivselt, Zoom ikka käib ees, siis peale seda funktsiooni kutsutakse uuesti välja ju withdraw. Ehk siis siia reani me nagu ei jõuagi kunagi. Kuna vähemalt mitte enne, kui pank juba täiesti tühi on, sest siis ju siin ründes see kontroll põrgu peale rohkem seda tsüklit ei jätka. Väga lihtne. Proovime läbi ka. Vaatame. Bank attack, väga hea. Kompileerime. Ja nüüd lükkame üles. Kuidas ka ikka saab. Võtame siit selle 4. tüübi, see on meie ründaja. Paneme alguses lepingu ploki ahelasse. Peame andma argumendi, kus meie pank asub. Võtame siit selle aadressi, kleebime selle siia ja lükkame ahelasse üles. Ilmus roheline linnukene. Ja nüüd meil on siin all teine leping, millega suhelda. Siin on attack ja get balance. Väga lahe. Uus funktsioon, mida kasutada. Kas üks vahel kontrollida, et pangas on summad samaks jäänud? On 30 Ethereumit on seal veel. Nii et kui ma nüüd lähen selle ründajaga, teen uue sõnumi, mis kasutaks ühe Ethereumi ja saadan selle nüüd oma selle ründaja lepingu peale, siis natuke läheb aega ja tehtud. Okei, aga mis juhtus, eks ole, mis nüüd saab? No, selle sama ründaja aadressiga me võime nüüd vaadata, et pangas on raha otsas. 0. Ja selle ründaja lepingu peal on nüüd 31 Ethereumit. Ja kuna ründajal on tegelikult kontroll oma lepingule, mis ta just välja pani, siis ründaja on just teostanud pangavarguse. Ja muideks seda saab siin järgi vaadata ka, ma korraks venitan. Et see on natukene keerulisem võib-olla siin. Get balance, attack, bla, bla, bla. See äkki või? Vabandust. Vaatame, kas me saame seda vaadata siin ka. Ei, see ei ole õige. Mõnikord see debugimine siin ei tööta väga hästi. Aga sisuliselt jah, et kui me oleksime selle rea teinud siin enne, siis oleks kõik hästi olnud. Sellepärast, et see arvestus oleks katki läinud, ründaja oleks saanud seda kutset teha. Aga selle jaoks, et nüüd seda originaalset kontrakti parandada, mis me teha saame? Mitte midagi. Me ei saa lepingut plokiahelast muuta. Nii et kui keegi peaga lepingu üles paneb, siis sinna see ka jääb. Ja ainuke viis, kuidas seda panka näiteks kaitsta, on mõelda, et äkki me oleksime, ütleme, et me oleme eetiline ründaja. Siis eetiline ründaja, mis ta teeks, on see, et see raha nüüd on nagu hoiule võetud. Nüüd me anname sellele originaalsele pangale nagu võimaluse natuke aega toibuda, et nad saaksid aru, mis toimub, suhtleme nendega. Nad teevad uue lepingu ja siis, kui nad selle on ära teinud, siis me kanname neile selle finantsi tagasi lihtsalt. Ja võib-olla küsime väikse pearaha ka endale. Kuumus? Viimane küsimus, et kui on plaan arvutiga rohkem treidida ning plaan kasutada siis seda ühte arvutit ainult krüpto jaoks, mis oleks miinimum setup sellele arvutile, mis teha tuleks? Tulemüürid, mingid muud turvalisuse vidinad, VPN ja kas tarkvaras on ka vahet, kas Windows või Mac? Hea küsimus jälle muidugi.
Minu arvates ei ole antiviirust, ei ole mingisugust vägevat tulemüüri. Põhjus on väga lihtne, ma lihtsalt üritan jälgida, et mida ma siia peale panen. Kas ma kasutan vabavara või kas ma kasutan mingisugusest usaldamatust allikast tarkvara. Soovitusena, no ütleme niisugusele keskmisele inimesele, väga raske on soovitust anda. Mingisugune antiviirus võiks ikkagi peal olla, sest et paraku ikka klikime asjadele, ikka tõmbame asju alla, ikka proovime asju tööle panna. Mingisugused programmid, kas või unustuses või keegi teine teeb seda sinu eest, sa paned selle tööle. Windowsil tuleb väga hea antiviirus juba kaasa, Windows Defender. Kunagi oli ta natuke nõrgem, aga kaasal on palju paremaks muutunud. Tulemüüride koha pealt ma midagi konkreetselt jällegi ma ei oska soovitada, sest ma ise ei kasuta. Pigem minu serveritel ja minu veebiteenustel on nagu kaitse peal. Sest et ma nagu väga ei muretse, et keegi mul siia sisse tuleb, vaid pigem ma muretsen sellepärast, et see teenus, mille eest ma vastutan, et see, mis on internetis, sinna saadakse ligi. Ja minu arvuti üldiselt nagu niisama nagu internetist ligipääsetav ei ole, et siin on ikkagi ruuter vahel, mida minu teenuse pakkuja haldab, nii et see ruuter ongi nagu tulemüür juba mingis mõttes. Sellest võiks nagu väga pikalt rääkida, aga ma ei tea, mõni näide. Macidele näiteks saab ju mingisuguse little snitchi ja mingisuguseid selliseid asju peale panna, et sa saaksid ise vähemalt natuke aimu, et millised rakendused sinu seadmes üldse internetis käivad, mis asja nad teevad. Sellist uurimistööd saab alati teha. Aga sellist 100% turvalist lahendust või isegi natukenegi turvalisemat lahendust ma küll väga pakkuda ei oska. See on väga selline individuaalne lähenemine, see sõltub sinu käitumisharjumustest ja mida sa saavutada üritad. Okei, küsimused said otsa. Ma tulen, enne kui ma sulle aitäh ütlen, ma ütlen kõikidele, kes kohale tulid, aitäh. Ma ütlen kõikidele, kes internetis vaatasid, aitäh. Ja minge liituge Krüptoklubi Facebooki lehega, liituge meie YouTube'i lehega. Et selle video paneme ka loodetavasti nädalavahetusel juba ülesse. Saate täpselt järgi vaadata, kuidas multilepinguid häkkida. Et aitäh, Gert. Aitäh. Aplaus ka. Et ära kannatasite selle 2 tundi. Siin öeldakse, et aitäh, oli väga kasulik ja hea koolitus ja säras ilma.